suure tõenäosusega on seal väga, või nagu mitte suure tõenäosusega, et seal on elukaid, kes on surmavalt mürgised, tapvad, mida iganes. Nii kuidagi on siin Austraalias juba, jah. Vesi tuli sisse, jah, see oli väga-väga hirmus. Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Nagu näete, siis oleme jälle taas kodus, koos kahekesi. Brenda on minu kõrval, vahepeal ei olnud. Täna me küll, tere Brenda. Tere. On tore, et saad tagasi Austraalias. Jaa, väga tore on kodus olla. Kuigi lõppkokkuvõttes me jõudsime koos siia ja kõik see, mis palil juhtus, see tuleb ka varsti. Kes, nagu alati me ütleme, siis kes tahavad meie igapäeva tegemistega rohkem kursis olla, siis miks mitte Austraalia Instagramis on see koht, nii et need inimesed, kes seal meid jälgivad, võib-olla juba teavad, mis lugusid me rääkima hakkame järgmistes lugudes, nagu näiteks, et miks me koos palilt tagasi tulime, miks olid kiirabi autod seal seotud on ja et seda siin varsti tulevastes episoodis räägime. Jaa, see on üks, ma isegi, kui ma peaks kuidagi kokku võtma ja ütlema, mis reis mul oli, siis ma isegi ei oskaks seda mitte kuidagi kokku võtta. See oli ikkagi crazy, see oli nii, ma ei tea, miks mul tuleb pisarad silma, kui ma mõtlen selle. See oli nii crazy reis, kus ma siis läksin palile 5,5 nädalaks ja ma ei tea, kas saab ühel reisil kogeda nii palju erinevaid asju, kui ma kogesin. No saab, selles mõttes ma kogesin, et mul oli seal kõike, mida saab olla. Nii et sellest kõigest jah, me saame varsti rääkida. Just, nii et jah, varsti saame sellest kõigest rääkida. Ma arvan, et need õnnepisarad, sa olid nii õnnelik, et saad tagasi kodus ja saame salvestada Miks mitte podcasti saab kodus. Seda ka öelda, jah, absoluutselt. Seal oli nii palju asju, et juba nagu pool reisi, ma ütlen kiirelt siia sükse väikse asja ära, et ma ei olnud poolele reisile jõudnud, ma olin vist nädal aega olnud, kui tegelikult oli juba küsimus, kas ma lendan tagasi koju. Kui ma tahtsin lennata, aga ma ei saanud seda teha füüsiliselt, et ma olin haiglas, ütleme niimoodi. Nii et, aga jah, see tuleb varsti järgnevate nädalate jooksul, aga mida täna tahtsime, igastahes, mis me täna teeme, me jätkame lõpuks. Kindlasti paljud on oodanud, kes seda, see on ka minu üks lemmik nii-öelda sarjadest, siis jätkame oma meie loosarjaga, ehk siis kuidas ja täpselt, mis meie siin Austraalias teinud oleme ja kuidas me siia tänasse päeva jõudsime. Ja seal vist viimase meie loo osa lõpus, mis on vist episood number 12, äkki, kui ma ei eksi, siis seal lõpus ma ütlen, et sest enne seda vist oli meil umbes 6 aega pausi, enne kui me tegime meie lugu. Ja siis rääkisime, et et võimalik, et juba järgmine nädal teeme uuesti meie lugu ja et me suurt pausi vahele jäta. See osa vist tuli novembri keskel välja, nii et umbes 6-7 kuud tuli pausi kogemata sisse. Vahel on jah, siuke üle 10 episoodi, et tahaks, jah, nii ei saa. Lihtsalt elus toimub nii palju, et nagu, jah, hea, et ma tahtsin veel pali osas öelda, et hea, et me üldse siin veel, nagu, et täna istun ja me saame seda podcasti teha. Jah, olge õnnelik, et Brenda siin koos minuga on ja teeb podcasti. Ja. Nii et, aga jah, muidugi, nagu alati meie looga, kui keegi tahab ja ei ole kuulnud eelnevaid episoodi, siis minge kuulake igal pool YouTube'is, Spotify's on taga sulgudes kirjas ka meie lugu nendel episoodisel, mis räägivad meie loost, et me teeme siia väikse kiire kokkuvõtte, kuhu me oleme jõudnud praeguseks hetkeks, aga et jah, nii-öelda täit pilti saada, siis ikkagi võiks minna kuulata. Meie lugu viimane ongi 5-6, või tähendab 4-5, see on siis 11-12 episood ja ta ongi niimoodi pooleks lõigatud episood, siis sellepärast ma ütlen ka nagu 4-5 koos. Ja me oleme ajaliselt siis enda teise viisa aasta alguses tegelikult vist teine kuu või 3. kuu jookseb meil 2 aastat. Me oleme seal kuskil novembrikuus. Ja päris ajaliselt siis aastal 2020 novembrikuus, novembri alguses oleme. Ja siis lõpuks siis võtame kiirelt kokku, mida me rääkisime 11-12 episoodis. Et esimene aasta me ju tegelikult siis rändasime siit ühest kohast teise, olime Põhja-Queenslandis, elasime talve ju täis troopikas ja
ja meil oli väga lahedaid seiklusi seal, me töötasime maisiliinil, aga millest me seal episoodis räägime, oli ju tegelikult üks kõige ägedamaid asju, mida me tolleks hetkeks Austraalias üldse teinud olime. Me valmistusime tripiks. Ja oma suureks autotripiks, mitme kuu pikkuseks tripiks valmistusime järjest. Meil oli plaanis siis tripida oktoobrist kuni detsembrini, ei, jaanuarini. Meil ei olnud plaani, oli või? Meil oli plaanis ju Veinika intervjuu pidi tulema ja siis oli ju Nojah, aga me ei plaanis tea, senikaua nagu trippida. siis, kui me tripi plaani tegime selles mõttes, minu arust siis meil ei olnud veel, jah, selles mõttes nagu, et me lootsime, et me lähme jaanuaris Veinikasse, aga tegelikult me ei teadnud, kas Ja, me me ei üldse teadnud, Veinikasse saame tol hetkel, kui me hakkasime minema. Mitmeks kuuks oli plaanis Ja, trippima ikka minna, mitmeks et me olime kuuks, raha kogunud ja see autoehitus käis meil, või noh, tegelikult me ei ehitanud autot, aga me ehitasime auto sisse siis kõik vajalikud asjad, mida me tol hetkel arvasime, et vaja on trippides. Ja natuke me räägime sellest, kuidas see teekond kõik käis. Ma natuke võib-olla tahaks selles episoodis alguses rääkida, mida me siis sinna autosse panime ja miks need asjad näiteks vajalikud on ja kuidas me täna sellest arvaksime. See on ülihea siis nendele inimestele, kes täna tahavad ka võib-olla mõtlevad, mis neil vaja on siis ette valmistada. Ja natuke me rääkisime siis oma esimestest sünnipäevadest, mis me veetsime Austraalias. Ja mul on siin väike nimekiri, ma kiirelt vaatan veel, mis siin on. On sul meeles, mis me veel rääkisime seal? Me rääkisimegi, jah, ja siis kuidas meie juba reis vaikselt algas, meie autoreis, ja siis kuidas me saime kõne, et minna Veinika töövestlusele. Ja kui keeruline see kõne oli ja kui keeruline see otsus oli. Tol hommikul tegime pannkooke ja et ei Pesime olnud tore see otsuse tegemine. Aga sealt siis tuli ka see, et alati, kui sa teed plaane Austraalias, siis visatakse need plaanid. Ja, no, Austraalia teeb ise plaanid vastu. Ja, et sul tekib nii palju muid võimalusi, mille peale sa ennem ei tulnud või ei teadnud. Ja siis sa pead kogu aeg ümber mängima oma asju, need kindlaid plaane ei tasu kunagi teha. Aga mis mina tahtsin rääkida veel Bowenist, kus kohas me tegelikult elasime, me oleme maininud seal teises episoodis, et Põrgu või Paradiis või Põrgu on selle episoodi nimi, kus me siis rääkisime, et kui õudne oli töötada maisiliinil, aga samal ajal millises paradiisis me tegelikult elasime, et me elasime sellisel väike linnas, ma ei teagi, 5000 inimest, 10 000 inimest, palju seal inimesi võis elada? Pigem läheks rohkem sinna 5000 poole kui 10 000 poole, ma arvan. Aga kas poole tunni või tunni kaugusel sellest linnast siis on Early Beach, mida siis teavad kõik inimesed? Väga tuntud kuurortlinn Austraalias, kõige suurem kuurortlinn üldse seal Põhja-Queenslandis. Ja inimesed siis, austraallased ise, see on ju unistus, et sa lähed sinna reisile ja seal on siis need Whitehaven Beach. Ja see on juba siuke veits fancy puhkus. Ja see on selline, et inimesed lähevad sealt saartele mesinädalatele ja see on selline väga-väga fancy ja suur asi, kus enamik austraallased pole kunagi käinud, aga unistavad võib-olla minna. Ja nüüd ma saan aru, tol hetkel ma sain ka aru, et see on siuke kuurort koht, aga täna ma saan aru, kui ägedas kohas me veel ägedam, kus me elasime. Et me olime pool tundi sellest linnast, nii et me käisime ju nädalavahetustati seal. Aga mida ma tahtsin tegelikult rääkida on see, et inimesed käivad seal Early Beachil ja siis, ma ei tea, lähevad Cairnsi või kus nad siis järgmisena lähevad. Aga tegelikult Bowen on ilusam linn kui Early Beach. Minu meelest, sest seal on nii palju neid ilusaid randu, seal on see mägi, täpselt see ranna üleval ja siis on see paabulind ja tegelikult sa saad seal reaalselt snorgeldada ja nii edasi, et tegelikult Bowenis on nii palju erinevaid randu, mis on mega ilusad, aga Early Beach on lihtsalt selles mõttes tipude tipp, et sa saad Early Beachilt sõita sinna nendele fansidele saartele. Just, ma ütleks sama, et Early Beach linnana suurem asi minu arvates ei ole. Nagu, ei, ta on mega mõnus, seal on kohvikud, särgid, värgid, sul on seal, ta on siuke väike nagu lahe sopike, need mägi on ju, see on väga ilus, see on super ilus linn selles mõttes, aga jah, lõppkokkuvõttes tema võlu seisneb ikkagi selles, et sa saad sinna Whitsunday Islandile, Hamilton Islandile, kõik need saared, mis seal on, mis on siis need uskumatud paradiisisaared, et see on ta võlu, nii et selles mõttes kindlasti ma ütleks, et Bowen on kõvasti atraktiivsem linn kui on Early Beach.
ja kui sa tahad nagu lihtsalt teha rannapuhkust, võib-olla natuke kauem seal olla, siis see Bowen on minu meelest alati nagu tegelikult see koht, kuhu minna. Jah. Ja seda ma tahtsingi siin öelda, et kui te lähete Early Beachile, siis nagu pool tundi sõitke edasi ja minge käige Bowenist läbi ja see on Horseshoe Bay ongi selle ranna nimi, mis on see põhirand. Ja tegelikult enne seda, kui sa sinna sõidad, siis on üks koht, kus sa siis idarannikul näed päikeseloojangut, kui päike loojub ookeanisse. Jaa. Seda ei näe tihti siin randades. Jah. Nii et ma lihtsalt tahtsin selle soovituse öelda, et see on see Absoluutselt. meie esimene kodulinn ja kindlasti tasuks sinna minna, aga see on selline, keegi ei tea sellest linnast väga midagi ja inimesed nagu skipivad selle, Jaa. lihtsalt ei lähe. Ei, absoluutselt soovitan. Üks asi, mida ma ütleks ja nagu mainiks siia juurde, sellepärast, et inimesed reisivad siin erinevates elustaadiumites ja kes mida otsib täpselt reisilt, eks ole, siis üks asi, mis küll nüüd Bowen jääb kõvasti alla, on see, et Bowenis põhimõtteliselt sükest õhtu või ööelu, see on 0. Ja, see on Early Beach, kui sa tahad. Et ma igaks juhuks ütlen, et me räägime nagu looduse mõttes või sellisest, kuidas meile meeldib puhkust, eks ole, et võib-olla teed matka, chillid ookeani ääres, snorgeldad, need on nagu need tähtsad asjad. See, kas pubisse saab õhtul, see meid nii väga ei huvita, aga kindlasti on palju inimesi, kes huvitab, nii et sellel juhul siis ikkagi Early Beach, see ööelu puhul on nagu üle. Jah. Absoluutselt, ei pea minema, ma ei mõtlegi, et ära Early Beachi mine Bowenisse, aga kui sa nagu nii lähed siin Early Beachi, mine käi Bowenist läbi, on minu nagu see mõte. Absoluutselt. Ja mis ma tahtsin rääkida, ma ei mäleta, kas me mingis episoodis rääkisime, minu meelest mitte kiire lugu veel, et Bowenis siis korra aastas tekib selline asi, et ookeanisse tuleb nii suur mõõn, et ma isegi ei mäleta selle nagu ranna nime, aga see Bowen on ikkagi väike, et sa käid seal kõik rannad läbi, on ju, et üks rand on seal nagu mäe otsas. Ja ta on seal, ma tean, et seal lõpeb Kings Beach, ma ei tea ka, mis seal täpse ranna nimi on, aga seal lõpeb Kings Beach, algab mingi uus rand. Aga jah. Ja natuke tuleks Bowenis vaadata ringi ka, selles mõttes, et igale poole päris vette ei lähe, et seal võivad ka juba krokodillid olla, et me oleme krokodilli piirkonnas selles mõttes, et me ikka käisime mingites kohtades ujumas. Horseshoe Bay on selles mõttes turvaline, et seal võib ujuda ja seal võib snorgeldada ka, aga suvalises kohas võib-olla Bowenis juba vette ei lähe. Aga me läksime siis ühest rannast, on siis Bowenis üks saarekene niimoodi, ma ei tea, mis ta nagu distantsi mõttes võiks olla. 500-600 meetrit? Tundub vähe. Ma ütleks isegi rohkem, sest see on nagu kui mingi soovid, kindel marsruut. Ma ei tea, No ma mõõdan ära. Ma samal ajal räägin. Igal juhul tekib siis korra aastas, vähemalt too hetk oli see augustikuu minu meelest, on ju? Jep. Ja. Nii et augustis tekkis siis 2 päeva, hommiku poole mingisugune kindel ajavahemik oli, kus siis sai ühest äpist vaadata, seal linnas siis räägiti, selle nagu kaudu me saime teada, et kohalikud oskasid rääkida, saime siis teada, et selline võimalus on, et sa saad kõndida mandrilt saarele läbi ookeani. Et nii suur mõõn tuleb, aga mitte see, et sul vesi täielikult ära kaob, et ikkagi kuskil pahkluudeni on vesi, on ju. Ja me siis kuulsime, esimene päev läksime meie Maiga 2, sina, Hans, ei tulnud, sa vaatasid Kossu kodus ja Hans tuli järgmisel päeval, aga mina siis läksin Maiga esimesel päeval ja me jäime ikkagi hilja peale. Ütleme, et see vahemik oli hommikust kuni, ma ei tea, 12 päeval, on ju, siis meie siis läksime Maiga seal kuskil 11 või midagi sellist, on ju. Et me läksime ikkagi nagu lõpupoole, mõtlesid ära või? Jah, ma panin täppi, 530 meetrit on. Aga vaata, sul ma näen, on see nagu tõmmatud sealt mingist otse, aga me läksime tipust ringiga, nagu seal ei olnud niimoodi, et sa saad kõndida niimoodi otse saarele, vaid seal oli, sa nägid seda teed, nagu seal oli mingi marsruut. Ja umbes siukse mingi nurga alt me läksime. 700 meetrit ütleme siis. Ja tundub, et see, siin ei olegi, ega seal väga suuremasi randa ei ole ka, nii et see ei olegi muidu rand, jah. Ei, ma mõtlesin, kas ma siin Google'is näen, ta ei ütlegi nagu nime selle rannale. Aga, ja saare nimi on siis North Head Island, ehk siis Põhja-Pea saar, ja umbes 700 meetrit on siis rannast saareni.
ja siis me nägime, inimesed kõndisid sealt ja läksid ka, minul olid need papud, ei meil mõlemal olid need papud jalas, et Jaa. noh, jällegi üks väga hea nipp, mis võiks sul olla üks esimesi asju, mis ostad, kui sa teed sellist nagu rannas käimisi asju, siis võiks olla need ujumispapud. jah, Öeldakse nende kohta või? veepapud, mina ei tea. No nad näevad nagu siuksed nagu slipid välja. Riides sellised jalanõud, aga all on siis kumm. Mina käin siukeste asjadega ookeanis tavaliselt ja siin me tuleme selle juurde, et miks seal nagu, noh, me oleme Austraalias, vahet pole, kas sa oled maismaal või sa oled vees, suure tõenäosusega on seal väga, või nagu mitte suure tõenäosusega, et seal on elukaid, kes on surmavalt mürgised, tapvad, mida iganes. nii kuidagi on siin Austraalias juba, jah. Ja nagu ma olen enne ka maininud, siis pigem karda ookeani kui seda, mis maismaal on. Et suurem tõenäosus ja statistika räägib ka ikkagi seda, et asju juhtub vees, mitte maismaal rohkem. Jaa. Ja üks asi, mida mina hullult kartsin, oli stonefish. Jaa. Ja stonefish on reaalselt näeb välja nagu kivi, aga tegelikult on kala. Ja stonefishil on pea peal oga. Jah. Või oli isegi mitu oga või? Minu meelest on tal üks oga. Üks oga. Ja see oga on vist, minu meelest stonefish peaks olema üldse kõige mürgisem asi üldse. Jaa. Pluss see blue octopus. Jah. Sini 8 jalg. Aga see kivikala, jah, ta on jah, no ta on igastahes, ta on mingi megamürgine. Seal vist väga palju võimalusi ei ole üldse ellu jäämisel. Vist jah, ma ei mäleta. On mingi, kindlasti on mingi, noh nagu ikka, kui sa saad kellegilt ammustada, mis iganes, siis on mingid, noh, oleneb inimese tervisest, oleneb kehamassist, oleneb, kuidas sa suudad vastu võtta, ja siis millal sa abi saad, et kõikidel asjadel on ju mingid minutimängud. Yeah. Minu meelest, ma ei tea, aga minu meelest see stonefish on ikkagi selline, et ei ole vist väga suur tõenäosus ellu jääda. Vist ei ole, jah. Ja seal on see, et noh, kuidas sa jälgid seda, sa nagu kivid on ju, ookeanis on kivid, et lihtsalt mitte kividele peale astuda, et see stonefish on ja ma siis mingit videot olen näinud ja ma olen pilte näinud, ma panen Instagrami ka pildi sellest kindlasti kuskile postitusse, see nagu kui leiad selle tänase episoodi postituse, siis sealt galeriist leiad selle stonefishi pildi. Nii et kivi, kellel on oga, nii et noh, astud peale siis ups, kuitu piilu. Aga jah, ja siis seal olid sellised nagu kurgid, ongi cucumber kutsuvad, ma ei tea, kas fish on ka lõpus või mitte, aga nagu... Ei, minu arust ongi sea cucumberid kutsuvad. Jah, võt sea, jah. Siuksed mustad, limased, elukad, neid oli hästi-hästi palju. Ja siis olid starfishid ja need olid lahedad punased, oranžid, valged, lillad ja need tõesti olid nii ilusad seal ja neid oli mega palju. Et kui me alguses siis maiga liikusime sinna saarele, muidugi meil läks ju nii kaua aega, igasugu elukaid oli vaja vaadata ja kui me räägime Põhja-Queenslandist, Bowenist, me räägime ookeanist, siis tropikast, seal on ikkagi nagu hele, seal on selge vesi, et kui ma seisan vees ja ei ole see korallide nende paljunemise aeg, siis on seal ikkagi niimoodi, et ma võin olla puusadeni vees ja ma näen oma varbaid. Et nagu lebort. Väga, helesinin, täiesti selge vesi. Ja siis oligi, et me ju kõndisime, sa vaatad, kus sa astud, küll olid need kurgikesed, siis olid need starfishid, kõik tegid pilte igal pool, meil on veel pilt, kus me viskasime ise starfishide kõrvale pikali ja tegime pilti. See on üks viimaseid pilte vist, mis ma enda isiklikule Instagrami kontole olen pannud. Ja lõpuks meie maiga siis jõudsime saarele ja kui me pärast tagasi tulime, me jäime natuke hilja peale. Me olime seal, meie juures oli veel inimesi, aga me olime seal viimaste seas, ütleme nii. Ja siis see ookean lihtsalt nagu see, kui kiiresti see mõõn tagasi tuli, oli niimoodi, et kui me räägime siis 700 meetrit kõnnid ja nagu see, et ma ju tahan vaadata, kuhu ma astun. Ma ei taha, esiteks ma ei taha kellelegi liiga teha, ma ei taha nende starfishide asjade peale astuda. Rääkimata siis ma kardan väga mingit stonefishi. Siis meil oli niimoodi, et kui me hakkasime kõndima, siis me saime aru, et okei, et vesi hakkab tõusma vaikselt, et hakkame nüüd kiiremas korras tagasi liikuma. Ja niimoodi, et ja mõtleme, ju tegelikult liikusime saarelt kaldasse, mis tähendas, et meil oleks pidanud nagu kogu aeg nii-öelda madalamaks minema.
aga me vist lõpuks meil olid kotid ka õla peal ja nii edasi, lõpuks meil oli ju vesi peaaegu puusadeni. Ja see oli nii õudne, sest sa nagu iga sammuga saad aru, et noh, järjest vett tuleb juurde, me olime nii paanikas lõpuks, et meil olid nagu videod sellest ka, kuidas me karjume kaamerasse, et issand jumal, siin on need kurgid ja asjad, me ei tea, võib-olla astume millelegi peale ja sa tundsid seda, kuidas see nagu vesi lihtsalt tuleb. Ja ma ei tea, kas ma kuskil episoodis olen seda rääkinud või mitte, aga nagu ma olen kala selles mõttes, et nagu mulle meeldib ookean, mulle meeldib vesi, mulle meeldib ujuda. Ma ei tea, kui võtame Gold Coast, mis on surfirand on ja, et mingi, kui me oleme Hansuga seal Gold Coastil, siis paar nädalat oleme elanud, siis et noh, eks randu on erinevaid, on, et kui me räägime Gold Coastilt näiteks surfarite rand, seal on väga suured lained, et see ei ole mingisugune ujumine, et inimesed käivad vees ja siis hüppavad seal lainetes. Siis on olnud niimoodi, et Hans ei jaksa enam minuga ju olla seal, et mina olen 3 tundi vees, sa pead kaldas olema. Ja mina nii suur kala ei ole. Ja kuna mina põlen ära, siis tihti ma olen lõpuks sinu pluusiga vees ja mul olid need snorgeldamisprillid, et näiteks seal Gold Coastil ma proovisin hüpata lainetesse. Ehk siis minu eesmärk oligi ära õppida, et tegelikult see, et me kõik käime, ma ei tea, basseinides ja meres ujumas ja siis Eestis tulevad lained, kui sul see laev sisse tuleb, vaata, ja lähed hüppad seal lainetes ja jube äge, siis siin need ujumisoskused, ma ei tea, kas need on päris need, mis peaks olema. Selles mõttes, kui sa ookeanis käid ikka suurtes lainetes ujumas. Ookean on ikka teine loom selles mõttes, jah. Nii et minule väga meeldib, kogu mu jutu point on see, et mulle väga meeldib vesi, mulle väga meeldib ujuda, mulle meeldivad lained, mulle meeldib kõik, mis on veega seonduv. Siis mul on väga-väga suur kartus tegelikult ookeani vastu, sest ongi, ma olen riplainesse jäänud, väga palju kordi nendesse lainetesse jäänud, et see laine, me ei hooma minu meelest ära alguses seda, kui võimas on vesi, kui sellel veel on jõud taga ja kui me räägime nendest suurtest tavalistest Austraalia lainetest, siis kui sa ei oska seal laines nagu, kui sa ei tea, mida teha, siis suure tõenäosusega sa võid selle laine sees lihtsalt kukerpalle lasta ja ei suuda pinnale tulla ja nii edasi. Ma ei mäleta, kus mu jutt jäi. Vesi tuli sisse, jah, see oli väga-väga hirmus ja igal juhul lõpuks me kaldasse jõudsime, järgmine päev me olime targemad, et kui me Hansuga kahekesi, siis järgmine päev läksime, siis me läksime vara hommikul, nii et meil oli minu meelest tagasi tulles ja sinna minnes väga okei kõik. Ja, meil oli väga okei, jah. Aga miks ma seda lugu rääkisin, on see, et kui keegi peaks seal kandis olema, siis uurige. Ma ei mäleta seda äppi, aga ilmselt guugeldades või kohalikega rääkides saab teada, et see korra aastas on see 2 päeva. See oligi, jah. See oli augustis. See oli augustis kindlasti, jah. Aga me ei tea, kas see on iga aasta nii. Jah, me ei tea, kas see täpselt augustis iga aasta on, aga ta oli lihtsalt mingisugune veetõusude ja mõõnade äpp, nii et ma arvan, et ta ei olnud midagi nii-öelda erilist, selles mõttes, et aga sa ei oska vaadata seda, vaata muidu. Keegi oskaks öelda, et ei, nojah, et aga sul ongi vaja lihtsalt, ma räägin, et see äpp ise ei olnud midagi erilist, et seal ta ei öelnud, et nüüd Bowenis saate minna, see oli lihtsalt koht, kus näitas, kui kõrge on veetase tõusul ja mõõnal. Nii et mingi sükse äpi tuleks leida. Ja, kuule me lõpuks isegi ju kasutasime kogu aeg seda äppi, et kui me käisime jälle koralle snorgeldamas ja nii edasi, me mäletas, me ju vaatasime kogu aeg neid kuuseisude järgi ju need mõõnad ja asjad liiguvad, et ja samamoodi ju millal tulevad siis need ohtlikud, kuidas me nüüd kutsume need eesti keeles, millimallikad või? Jah. Kes on siis ka ju ülimalt mürgised ja nii edasi. Aga ühesõnaga nipid siis siia juurde, kui papud, ülihead asjad, ära kivide peal ookeanis, siis igaks juhuks kõnni ja teine asi lainete kohta siis, et need nagu me alahindame neid laineid. Absoluutselt. Ja kui mina siis näiteks snorgeldamisprillidega nagu proovisin ära ja selles mõttes, et tean, mida teha, õppida on ja, et mina siis, et kuidas lainetesse hüpata, et kui sa näed, et laine tuleb, siis sa tegelikult pead õigel ajal sealt alt läbi ujuma ja siis sa põhimõtteliselt oleksid nagu lihtsalt vees. Aga sellel on väga õige ajastus. Kui sa hüppad liiga hilja, siis sa lähed selle lainega kaasa, võid seal keskel uperkuuti panna ja mõnikord näiteks minul oli lõpuks see, et lained tulid nii tihti, et ma ei jõudnud vahepeal õhku ahmida, et jälle alt läbi ujuda, sest sa ujud nagu laiemast lainest läbi kui see, mis ülevalt tuleb. Ma ei tea, kas see tundub loogiline niimoodi, kui ma seda seletan. Aga see on ka jälle väga tore oskus igaks juhuks, mis omale võib-olla alguses selgeks teha, kuidas lainetes hüpata või kuidas lainetest läbi ujuda.
absoluutselt, miks mitte, nii et jah, nagu Brenda, snorgeldamispillid pähe ja möllama, noh. Ja siis me vist tahtsime veel rääkida või noh, jagada, mis me siis sinna oma esimesse autosse panime, ehk siis, et sellega pikaaegselt reise minna, et mitte lihtsalt, et auto oleks ka kodu, mitte ainult lihtsalt masin, mis viib hotellist hotelli või hostellist hostellisse, eks ole. jah, noh, see ongi see backeri elustiil või see lifestyle või mida iganes me siis, seal on mitu erinevat varianti, on variant siis telkida autoga, Ja, on variant osta endale katusetelk ja telkida niimoodi, ja siis on variant magada autos ja, ja siis on variant ehitada või osta endale vänn. jah, Need on sellised põhilised populaarsed Jah, variandid jah. ja meie oleme proovinud nendest 3. Ühte, mida me ei ole teinud, on katusetelk. ja, Ülejäänud variandid oleme kõik läbi proovinud ja siis eks me siis järjejuttudega jõuame lõpuks, kui me lõpuni välja kõik variandid jõuame lahti seletada, siis me saame võib-olla rohkem mingi parem ülevaate. siis saame arutada, milline on parim ja milline on halvim ja Aga eelmises episoodis me juba rääkisime kogu sellest autoehitusest, mida ja kuidas me tegime ja miks tegime, et seda siis saab sealt kuulata, aga võtame kiirelt võib-olla kokku jällegi võib-olla siis nendele, kes on mingi, mis mul seal autos olla võiks või mis on vajalik, mis ei ole vajalik, et siit siis see osa võib-olla on teile. Aga mis meil oli autos siis? meil, no mina alustaks, mis on minu arvates kõige tähtsam asi sellisel tripil, ehk siis me elame Austraalias, meil on väga suures osas aastast on 30-40 kraadi sooja, ehk siis asi, mis on väga suur osa eelarvest tavaliselt, on siis kogu elektrisüsteem pluss külmkapp. Hetkel ma arvan, et selle saab, kui sa uuena ostad, külmkapi pluss aku pluss mingid seal juhtmed, särgid, värgid, umbes $1000 on nagu miinimum, mis võiks arvestada selle peale. Ja minu arust see on nagu esimese asjana ma ütleks, et sa teenid selle raha lebolt tagasi, nagu reisides. See säästab lihtsalt see, jah. Ja pluss sa saad süüa üks asi, mis on siukse trippimise nagu miinus võib-olla, eriti kui sul ei ole külmkappi, see ongi see, et variant A, sa võid hakata käima väga palju väljas söömas ja variant B, et mingi hetk, sa ei saa, muidugi on olemas ju nuudlid ja makaronid ja kõik kuivained ja asjad, aga ikkagi see, et sa saad nagu värsket süüa on nagu mega, mega hea, pluss külmesi on super, eks ole. Nii et see on nagu see isegi ei kuulu nagu arutelule minule, kui me räägime vännist, kui me räägime telkimisest, see ei ole isegi, jah, muidugi kui me räägime nüüd, siin oleme rääkinud, et me läheme nädalavahetuseks kuhugi, on ju, siis on, ei ole vaja seda külmkappi osta, kui sa käid aastas 2 korda telkimas nädalavahetusel, ma ei räägi sellest, aga kui me räägime kuude pikkusest telkimisest, siis kindlasti. Jah, see on täpselt nagu ongi elustiil, et kui sa lähed 2-3 kuuks telkima, siis ma ju ei lähe telkima ja hakka ainult restoranides või kohvikutes söömas käima, et see ongi see elustiil, et mul ongi oma gaasipliit, mul on oma kausikesed, kõik köögiks vajalikud asjad ja ma teengi kämpimisplatsil, teen oma õhtusöögi, söön kängurudega koos õhtusööki ja lähen pärast telki magama ja jumala äge on ju. Et samamoodi see võtab võimalus, et sa satud mega lahedatesse kohtadesse, näiteks Känguruvälli, kus me oleme olnud, on ju, et täiesti kogemata ja seal ei ole levi, lähim pood, sa pead kuskil nagu see Känguruvälli on näiteks mägede vahel selline org. Ja see, et sa saaksid minna kuskile poodi, sa pead mega palju sõitma, kogu oma kämpimisplatsi kokku korjama ja sellel oli lihtsalt mõte, et külmkapp annab vabaduse sul tasuta platsidele esiteks, mis on tavaliselt siis linnast või poodidest kaugemal. Ja ütleme, et seda külmkapi mõtet alguses, ma mäletan, kui me sellest rääkisime, seda on nagu hästi raske endale maha müüa. Ma mäletan, et see oli väga pikk arutelu meil, et kas meil ikka on vaja $1000, meil läks rohkem kui $1000, me võisime mingi mega suure külmkapi, aga vahet ei ole, sellest me räägime eelmises episoodis, et lihtsalt alguses tundub, et äkki saame ilma hakkama, aga
me räägime soojast riigist, siin on palav, toit rikneb kiiremini, nagu mina kodus praegu hoian kõiki, nagu kui Eestis hoitakse neid, ma ei tea, õunad ja banaanid ja võib-olla mingid sellised asjad on külmkapist väljas, ma hoian praegu kodus nagu kõik need juurikad puuviljad on mul alati külmkapis, siis see rikneb lihtsalt nii kiiresti, isegi mul kodus. Et noh, kui külmkapp nüüd kokku võtta, siis ongi see, et esiteks sa ei viitsi iga päev süüa teha, võib-olla iga õhtu, iga lõuna, kui sa tripid ringi, on ju, et mis sa teed järgi jäänud toiduga, paned külmkappi, saad pärast veel süüa, saad koguseid teha suuremaid, on ju. Pluss tuleme selle juurde, et Austraalias on selline asi, et kõik asjad, mis on suured või kõik asjad, mida on mitu, on 7 korda odavamad kui asjad, mis on väiksed. Ehk siis ma ei tea, see, et sa ostad üheks korraks omale, ma ei tea, no mida, näiteks juustu. Tahad ainult 3 viilu, et hommikul võileivad teha. Jah, siis see läheb päeva jooksul sul 100% pahaks, ükskõik kus kohas sul, kui see ei ole sul külmkapis. 3 viilu juust on mega kallis osta, nagu mingi pisike kuubik versus ostad selle korraliku kangi. Ja. Nii et Austraalias on jah kombeks, et kõik asjad peab ostma nagu palju korraga, mitu tükki või siis suured potsikud. Ja see samamoodi säästab täiega palju raha. Nii et sa ei viska toitu ära, sul ei rikne toit, sa saad oma aega ka lõppkokkuvõttes nagu paremini kasutada, kui sa saad teha topelt koguseid näiteks süüa. Ja, absoluutselt. Ja ma ütleks teine suur pluss, mis nagu ma mainisin ka juba, on see kogu see elektrisüsteem, mis tuleb, sul on vaja elektrit, et seda külmkappi jooksutada, aga sellele siis see pluss on see, et selle sama süsteemi pealt sa saad laadida oma telefone, tahvleid, kõike, mis sul on, eks ole, et see on ka järjest tähtsam osa tänapäeva ühiskonnast. Mis annab jälle vabaduse ja mis hoiab jälle raha kokku, millele võib-olla asjana sa ei mõtle selle, et okei, külmkapp, kuidas see mu raha veel kokku saab hoida või see elektrisüsteem ongi see, et Austraalias sa ei tohi kämpida suvalistes kohtades, sa ei tohi jääda ööseks mitte kuskile suvalisse parklasse või parki, selleks on ette nähtud kohad ja linnades tavaliselt on need tasulised, nii et sa pead minema kas karavanparki või siis väga paljud teevad oma kodudes mingisuguseid muruplatse ja kui sa tahad elektrit, siis sa maksad selle eest lisaks ja kui sa tahad tasuta platsides käia, siis samamoodi ongi, et sa oled kuskil kaugel ära ja see siis, et sul on oma elekter olemas, sul on oma külmkapp olemas, hoiab ju raha kokku, sa saad seal tasuta kohas ööbida versus sa pead minema kuskile, kus sa maksad elektri eest. Nii et kaudses mõttes see külmkapp hoiab veel lisaks raha kokku tegelikult. Absoluutselt. Nii on. Aga mis me siis veel autosse panime? Me vist muidu meil nagu meile siuke reisimine väga meeldib, nii et ma arvan, me võiks vabalt teha terve episoodi, aga me vist nüüd peaksimegi nimetama lihtsalt kiirelt ära. Lihtsalt ja hästi kiirelt võib-olla. Mul on tegelikult siin kirjas ka, nii et ma võingi... Tulista sina, muidu jääme arutama siia tunniks ajaks, mis meile meeldib teha. Ja me teeme eraldi vänni episoodi, ühel hetkel seal me saame juba nagu päriselt lahti seletada kõike, aga külmkapp see vajas seletamist, sest tavaliselt inimesed ei ole nõus sinna raha investeerima. See on hästi keeruline iseennast ka veenda, et Swag, sellest eelmises episoodis rääkimesime, mis asi on swag, miks osta endale swag, see on siis telk, meie kuule eelmisest episoodist, siis kastid, erinevad kastid Kmartist, kus näiteks, ma ei tea, meil oli küll ehitatud selline nagu konstruktsioon, kus meil oligi köögisahtel ja riietesahtel, aga kast puhtalt sa ei pea midagi ehitama, osad omale kastid, siin on kööginõud, siin on mul riided, siin on mul, ma ei tea, mis asjad on ja, et kastidega teha omal lihtsaks see elu. Katusalune, jällegi üks asi, millele ma alguses mõelnud, see sai meil kohe esimesel nädalal tripil ostetud, et samamoodi saad kasutada tasuta platse, hoiad jälle raha kokku selle pealt, et Austraalias 30-40 kraadi sa ei saa päikse käes istuda seal auto juures, nii et sul on vaja katusalust, kus kohas sa siis, meil on oma toolid, lauad, kus me teeme süüa võib-olla oma kämpimisplatsil, et siis on vaja varju ja varjulisi kohti ei ole palju tihti. Nii et väga vajalik. Siis meil oli ka auto katusel rist, see oli lihtsalt sellepärast, et meil oleks autos rohkem ruumi. Ei maksa minu meelest väga palju see rist. Ei maksa. Paarsada $. Võrk, selline ei ole hämmak, võrk nagu siuke sääsevõrk, suur võrk, mille me siis ka riputasime, siis katusalune käis meil auto küljes, mille sa siis said lahti tõmmata
ja sinna siis me riputasime võrgu, et kui sa oled Austraalias siis rohkem sellises outbackis, siis seal on tohutult kärbseid ja seal ei ole võimalik lihtsalt Ja elada. sääski ka mingil ajal. Et siis paned selle võrgu endale. Toolid, laud, gaasipliit, kõik selline väga hädavajalik asi sul igapäevaseks. Mul on kirjas veel matt telgi ette, mis on siuke ka väike asi, millele võib-olla ei mõtle. Et siis ei tassi seda sodi ja Austraalias on takjad nagu nõelad, et neid ei tassiks omale telki. Ja siis vana hea, mingid tulukesed ja sellised asjad, mis loovad mõnusa atmosfääri. Ja mitte ainult tulukesed, vaid nagu funktsionaalne lamp ka, mida meil alguses ei olnud jällegi. Selle ka me kuskil kämpimisplatsil küsisime, kus teised said ja ostsime ka. Ja üks asi, mis ma veel paneksin kindlasti on, et mingisugune veeanum. Ja kanister. Et sul peab olema ikkagi miinimum 20 liitrit vett. Eks ole. Ja alati suur kanister vett. Ja seda ju saab ka erinevates nendes punktides täita, et sa ei pea seda vett ostma. Ja olenevalt, kus sa reisid, kui sa reisid mööda rannikut, kus näiteks kui me räägime idarannikus, siis sul on iga natukese aja tagant linn ja kõik kohad, aga kui me räägime juba outbacki reisis, siis see nimekiri ei kõlba sinna. Et sinna lähevad juba täiesti teised asjad, et selleks peab sul olema kindlasti kütus kaasas, ja nii edasi, et sellest räägime siis, kui me oleme ära teinud kõvasti rohkem iseseisvam, kui sa tahad minna. Outbacki reisi, jah. Nii et lihtsalt kiire selline kokkuvõte ja nendest niimoodi asjadest me räägime ka eelmises episoodis rohkem, aga lähme siis oma järjejutuga edasi. Me jõuame siis... Iga kord, kui sul järjejutt selle kohta, siis mul tuleb rate.ee tuleb silmad ette järjejutt. Ma veel ütlesin ka, et ma ei taha seda niimoodi nimetada ja siis kutsun seda niimoodi. Meie lugu. Lähme meie looga edasi 2020 aasta... Novembri algus ja me just sõitsime... Kas ei olnud mitte oktoober? Ei, november. Okay, novembri algus, jah. Ja me just sõitsime 3000 kilomeetrit Põhja-Queenslandist, et tulla Griffithisse intervjuule. Igal juhul minu meelest me olime võtnud 2 ööks Airbnb siis, kuna me saime teada, me liikusime järjest põhjast alla, me saime teada, et veits nagu läheb külmemaks, mis värk sellega on. Miks siin külmemaks lambist läheb, on ju, et me liigume suvesse, talvest suvesse. Ja mitte nagu ikka drastiliselt läks külmemaks. Ja siis me otsustasime, et me siis võtame 9 või 8 ööks endale Airbnb Griffithis, et käia ära vestlusel. Ja minu meelest sealt Tabos me käisime seal loomaaias ja siis me liikusime Griffithisse. Jõudsime kohale, käisime ära intervjuul ja kogu sellest intervjuust ja sellest veinika nii-öelda osas siis on tegelikult meil juba podcasti episood tehtud. See on 23, 24 ja 25. Aga kui ma ei eksi, siis 25. vist me räägime nagu päris seda intervjuu osa, et seal me räägime oma nii-öelda seda veinika meie lugu. Vist küll, jah. Jah, et selles 25. episoodis, et 23 ja 24 räägivad rohkem lihtsalt siukest veinika elust. Ja. Nii et ma arvan, et seda me ei räägi siin. Meil ei ole mõtet. Käisime intervjuul. Lähme edasi. Ja siis õues oli külm ja nagu me rääkisime, siis me tahtsime reisida, trippida, õues olla, möllata, aga külm oli. Ja nagu mu unistuste tripp, ma olin aasta otsa ennast motiveerinud seal maisiliinil töötama sellega, et ma lähen palmid, ookean, helesinine vesi, mina iga päev snorgeldan, chillin nagu rannas, on ju. Ja siis me jõudsime siia New South Walesi ja siis ma mingi selline on Austraalia või? Kus on palmid? Oli, on ju, aga pigem selline, ma ei tea, ei ole nii lopsakas ja ei ole nii troopiline kui seal põhjas ilmselgelt. Aga, ja külm ka veel. Ja miks ma olen Austraalias, miks ma Austraaliasse tulin, oli sellepärast, et mulle ju ei meeldi külm. Nii et see, et väljas on öösel 2 kraadi päeval, ma ei tea, võib-olla oli 13, igal juhul külm. Ei, 13 ei olnud, nii hull ei olnud. Külm, mitte selline, et ma läheksin randa ujuma. Aga see oli jällegi uskumatult nii-öelda veider, et nii külm oli. Aga me ei teadnud seda tol hetkel. Ei, me ei teadnudki seda tol hetkel, aga nüüd, kui ma tagantjärgi oskan öelda, et see näiteks see aasta ma võin öelda, et see täpselt see sama aeg novembri alguses oli meil iga päev 35 kraadi, megapalav, megakuum.
ööd on külmavad ikka seal no jah, novembris ööd, ka. aga ma arvan, et ööd olid 15 kraadi, mitte 2 kraadi. Ja seda võib juhtuda isegi, tegelikult ei ole vahet, mis aastaaeg meil on meil talv või suvi, ööd võivad ikka külmad olla, et meil on suvel 40 kraadi iga päev ja mõni öö võib juhtuda, et on 10 kraadi. Et see on lihtsalt kõrbevõlud. Selline elu lihtsalt kõrbes käib, eks ole. Kraadid tõusevad ja langevad väga kiirelt. Just. Aga me tulime ikkagi esimest korda Griffithisse, me ei tea Griffithist mitte midagi. Me ei tea, mis on normaalne, mis ei ole normaalne. Point oli see, et väljas oli väga-väga külm. Ja see kohe üldse ei meeldinud. Ja mis me siis teeme? Ega meil siis ei olnud, meil oli siis, käisime intervjuul ära, oli novembrikuu algus ja öeldi ka, et kui saad töö, siis pead olema jaanuari alguses siin. Just. Meil oli aega 2 kuud. Ja meie plaan oli siis see, et me ei sõida tagasi põhja, sest selle lihtsalt ei ole mõtet, see võtab nii palju aega ja tripiks siis lõunas, aga liiga külm on. Ja ega meil mingid miljoneid ka tagataskus ei olnud selles mõttes. Ei olnud, meil oli ikka meil oli kogutud. Nii nagu esimesel aastal inimesed ikka lõpetavad esimese aasta Austraalias tavaliselt, et midagi on kogutud, aga samas midagi väga palju ikkagi ei ole. Ma mäletan, et meil oli ikkagi nagu päris okeilt oli seda raha. Et, mina mäletan, et meil oli kuskil äkki mingi 8000. Jah, 2 kuud reisida, 8000 kõlab päris hästi. Kuskil sinna 8-9 kanti mina pakuks, et meil oli. Mina arvan ka, et meil oli 8-9 ja see oli see, et meil oli juba kõik need külmkapid ostetud ja auto ja kõik asjad, et see 8000 oli meil reisimiseks. Puhtalt selleks, et kuni me järgmise tööni põhimõtteliselt pidime ära elama sellega. Just, nii et see meil oli, aga see oli jah, et tahaks tripime siin lõunas, aga külm kas me ei tea, kas me see oli see probleem. jah, kas te panite tähele, et külm oli, kui me jõudsime siia, et pidime midagi välja mõtlema ja siis meil oli see, et et aga ma ei tea, kas me vaatasime siis mingit enda tarkusest mõtlesime või vaatasime mingit ilmateadet ka, et igastahes meil oli plaan see, et aga lähme siis teeme midagi paar nädalat, kuni läheb soojemaks. Jah, no meil oli nagu see, et me vaatasime seda ilmateadet ja siis me nagu uurisime, et äkki nagu läheme siis, me oleme kõrbes praegu, mineme siit, ega ma siin ei tahagi trippida. Meil oli plaanis, et lähme siit otse Sydneysse ja tripime Sydneyst kuni Queenslandini välja. Aga see plaan, et ookeani juures jälle, kes ei tea, ookean hoiab temperatuure, seal on vähe stabiilsem see asi, peaks olema soojem kui kõrbes. Aga seal oli ka külm, nagu et seda me uurisime, siis vaatasime ilmateadet ja minu meelest uudised ja asjad rääkisid siis ka seda, et ikkagi on külm ja mida iganes. Nii et me vaatasimegi see, et detsember on juba tegelikult südasuvi. Jah, esimene suvekuu. Et järgmised 4 nädalat umbes me pidimegi siis aega nii-öelda parajaks tegema, et trippida ringi, sest meil oleks olnud variant trippida, aga siis me oleks pidanud võtma omale majutusi, sest 2 kraadi me ei tahtnud telkida. Jah. Aga kui sa võtad majutusi Austraalias endal, see väga kallis ikkagi 4 nädalat kuskil niimoodi trippides, et see, et sa võtad nädalaks omale elamise või paariks kuuks on nagu üks summa, aga see, et hakata siin linnade vahel trippima Airbnb-des, see on väga kallis lõbu. Me käisime intervjuul ära ja siis me läksime sööma Il Corsosse, mäletad? Mäletan. Ja vaatasime siis ringi, et mida me võiksime teha, et kuhu me lähme, me uurisime siis välja kõik selle, et trippida ei saa, järgmised kuu aega, bla, bla, bla. Ja ma nägin ühte kuulutust. Kas sa mäletad, mis ma nägin? Ja sa nägid, et keegi otsib lapsehoidjat. Me vist, ma arvan, et vaatasime siis, mida me teha saaksime, me ei olnud mitte midagi mõelnud. Ühesõnaga, ma nägin kuulutust, ma näitasin sulle seda kuulutust, see oli mega lahedalt kirjutatud kuulutus, kus üks naine otsis lapsehoidjat endale. 6 nädalaks. Ja siis ma mäletan, ma vaatasin seda ja näitasin sulle ja ma mingi nii äge, et tahaks, et kuule, et äkki teeks mingit sellist asja. Aga seal oli kirjas, et miinimum 6 nädalat, mis on nagu loogiline ka, et sa ei taha, et sul iga nädal uus inimene käib last vaatamas, on ju. Ja mitte selles mõttes lapsehoidja, et käid seal, et nagu ikkagi au pair. Jah, mis on üpris tavaline ka siin, et et sa ikkagi elad koos perega, kõik siuke asi, et mitte lihtsalt ei käi last hoidmas. Jah, et see ei olnudki nagu töö, vaid oligi selline
jah, nagu pereosa oled, nagu see tavaliselt käib, niimoodi lähevad inimesed välismaale ja nii edasi. Jaa. Ja siis ma nägin seda kuulutust, ma olin mingi, issand kui lahe, aga et noh, me ei saa minna, et 6 nädalat kindlasti ei taha olla ja nii edasi. Ja siis ma ei tea, minu meelest meil siis kargaski see mõte pähe õhtul alles, kui me läksime õhtul Airbnb-sse, kell oli mingisugune südaöö või väga palju oli kell igal juhul. Jaa. Ja siis meil tuli see mõte, et aga teeme ise kuulutuse. Et äkki nagu me saaksime kuu aega teha midagi, et lihtsalt nagu saada kuskilt tasuta elada ja siis me oleme nõus mida iganes siis tegema, et noh, teed natuke tööd või... Nagu me olemegi enne maininud jah, et on ka erinevad hotellid ja kohad on ju, et võib-olla sa teedki seal, koristad või midagi või oled kuskil farmis, ma ei tea, viid hommikul loomadele toitu ja siis selle eest saad süüa on ju ja elamise, et midagi siuke, et me ei lähe tööle, aga me päris niisama ka ei passi. Yeah. Et siuke hoiame kuu aega ootame, hoiame kulud hästi madalal. Ja see oli nagu, need olid meie põhikriteeriumid. Ja see oli jah plaan, et põhimõtteliselt, et saaks kuskil tasuta elada ja süüa ja selle eest, et ei taha käia mingi 8-5 või veel hullem mingi 12-tunniseid tööpäevi, aga et teeme siis midagi vastutasuks on ja, et ma ei tea, hoiame kellegi koeri või kasse või mida iganes. Just. Ja siis me otsustasime, teeme ise kuulutuse. Ja see oli siis nagu sügav COVID-i aeg meil siin 2020 aasta novembrikuu. Pool aastat enne seda oli siis kõik backerid riigist lahkunud, need, kes jäid. Piirid olid kinni, keegi ei saanud sisse, keegi ei saanud välja. Ja meie siis tegime kuulutuse, mingisugune backpackers job või midagi sellist. Jah, mingi backpackers job, ennast või isegi ei mäleta, mis grupp see oli Facebooki grupp, jah. Ja tegimegi, et me tahame 4 nädalat kuskil oleme New South Walesis ja et kui kellelgi on midagi pakkuda, tahame 4 nädalat aega parajaks teha ja tahakski tasuta süüa ja juua või seda elada. Elada, jah. ja et oleme siis nõus vastutasuks tööd tegema. Ja kirjutasime veel alla, et igasugused pakkimised ja korjamised, ärge tulge isegi pakkuma meile. Just. Ja minu meelest see kuulutus läks üles kell 1 öösel. Läks. Ja me tõusime kell 8 hommikul, ma mäletan nii hästi seda, et see kuulutus oli siis üleval 7 tundi. Ja kui me siis oma telefoni avasime, pole vist kunagi sellist asja olnud. Meil oli 100 tööpakkumist. Oli 100 või? 50 võib-olla. Mina mäletan 51, mina kuidagi mäletan numbrit 51, kui me üles ärkasime. Jah, see 100 oli lõpuks, üle 100 oli mingil hetkel, aga vist kui me tegelikult üles tõusime, oli jah. Mina mäletan numbrit 51 millegi pärast. Ja kas sa saate aru, et see oli nagu kell 1 öösel kuni kell 8 hommikul? Jah. Ja noh, kui me arvasime, et nagu noh, ma ei tea, lahe oleks, kui mingi äge pakkumine tuleb, on ju. Mitte midagi ei arvanud tegelikult, me lihtsalt tegime kuulutuse, me ei arvanud sellest suurt midagi. Aga see, kui me üles tõusime, me olime mõlemad täiesti šokis. Me mingi okei, me teame ühte kohvikut, kus me eile olime, lähme sinna, istume maha, sööme ja hakkame siis lugema neid. Jah. Ja siis mõtleme, mis teeme. Ja siis me läksime sinna kohvikusse, istusime maha ja siis minu arust me hakkasime neid asju läbi võtma ja siis oli mingi, et noh, et ma ei tea, ütleme, et seal oli, pakkumine oli seal Sheppertonis on ju. Ja siis mingi, okei, aga mis seal kus kohas see mis asja? Mis pakkumine seal nüüd oli, ei saa, midagi ei saanud aru enam. Ja me olime vähem, kui me olime aasta 2 kuud siin olnud, me ei teadnud nii palju kohti. Et eriti kui seal neid pakkumisi oli 50 ja siis järk oli 60 ja siis oli 70 ja siis kuidagi omavahel ja siis noh, sest ma samal ajal hakkasid kirjutama vastama nendele inimestele, on ju, siis ma ütlen, see vastas, oota, mis pakkumine see nüüd oli, on ju, midagi ei saanud aru, aga õnneks see kohvik, kus me istusime, seal kõrval oli infopunkt, siis me olime, nii, lähme ostame Austraalia kaardi, paneme laua peale, tõmbame ringe markeriga peale, mis koht, mis pakkumine, mida, ja siis hakkasime nagu järjest tegema, nii et jah, ma tõusin püsti, tõin kaardi meile, ja siis hakkasime minu ees oli kaart ja Hansul oli telefon ja mina hakkasin ringe tõmbama ümber linnadele, kus meil tööpakkumist olid. Märksõnu sinna linnade juurde, mida pakutakse ja reaalselt oli niimoodi, esimesed mingi paar tundi oli niimoodi, et noh, ma vastasin siis inimestele, uurisin rohkem, et mida täpsemalt pakutakse ja me jäime nagu järjest rohkem maha.
ja, et tegelikult siis ju jõudis kätte tegelikult hommik ja päev inimestel, kus võib-olla tol hetkel oleks võinud need mingid pakkumised tulla. Jaa. Aga me ju tegelesime eelmistega, ehk siis lõpuks oligi niimoodi, et sa ei saanudki vahepeal vastata, sul kogu aeg käisid mingid teated asjad, vaata. Jaa. Ja me minu meelest, huvitav, ma mäletan, et ma tahtsin seda kaarti alles hoida, ma loodan, et see on kuskil olemas meil. Sest ma mäletan, et mingi hetk me ju ka ei tõmmanud enam neid ringe, me välistasime, noh, ma arvan, et päriselt ka tuli ainult mingi 2-3 pakkumist pikkimisele ja pakkimisele. Ja. Kuna me olime kirjutanud, et ärge pakkuge. Aga seal oli jah, kõik näiteks, mis ma mäletan, oli loomadega seotud, need me välistasime koha. Noh, ma räägin siin võidu, sõidu, hobuste mingisugune teema, ma mäletan, pakuti meile seal, et nendega hoolitsemine siis jällegi, et mina ei saa ma ei saa nagu võidu-sõidu hobuste eest hoolitseda, ma ei poolda seda, nii et ma ei saa siis sellega tegeleda. Mingid sellised asjad ühesõnaga me siis nii-öelda tõmbasime kohe välja. Ei tea, ei ole kunagi neid mõelnud isegi, sest et noh, me juba kirjutasime nagu seal ka, et otsime nagu paariks nädalaks ja niimoodi ja et kui me ei oleks neid asju kirjutanud, et palju neid pakkumisi siis oleks tulnud. Nagu, et kui me ei oleks pannud mingeid piire. Ja me panime täpselt, mida me tahame. Ja noh, ikkagi COVID aeg oli, et see oli nagu põhjus, miks niimoodi juhtus. Aga noh, me oleme lahedad need kirjutajad ka. Me teeme alati lahedaid kuulutusi, et see jääb meie silma. kuulutust on alati hästi läinud selles mõttes. Aga jah, ma mõtlen, et kui me ei oleks neid piire veel pannud, et siis põhimõtteliselt oligi, nagu on ka tänasel päeval ja nagu oli siis 12 kuud varem, kui me tulime ja oma esimest tööd otsisime, siis oli see, et kui sa olid inimene, kes otsis tööd ja tegi sinna gruppidesse oma postituse, siis sinu postitusele see üks sõber, kes ka seal grupis oli, pani laigi, on ju, ja kõik. Ja siis, kui tööandja postitas midagi, siis seal oli, on ju, sadu kommentaare, laike. Sadu inimesi saatsin ja mingid asjad. Ja. Et nüüd siis 12 kuud hiljem, kui kogu see COVID üle käis, inimesed läksid kõik ära Austraaliast, siis oli need risti vastupidi, et seal jah, tol hetkel november 2020 mõtle, mis sa Austraalias teha tahad ja tee. Yeah. Sest et jah. Samas jah, see oli meil niimoodi, et ma ei tea, jällegi me olime õigel ajal õiges kohas, me oleme sellest enne ka maininud seal millal me COVIDist oleme rääkinud, aga me ju teame inimesi tegelikult, kes jäid COVIDi ajal ja nad olid nii-öelda kuskil osariigis lõksus ja neil ei olnud tööd ja nad ei saanudki tööd ja läksidki koju ära, sest rahad said otsa. Jah, noh, see oli seal alguses, eks ole, kui piirid läksid kinni ja osariigi vahel oli piirid kinni, aga siis seal novembris 2020 ja sellele järgnev aasta või 1,5, kus terve riigi piirid olid kinni, aga riigisiseselt sai liikuda, siis noh, seal oli ikka võimalusi oli väga palju. Seda küll jah, noh kuigi jah, Queensland ikkagi hoidis oma piire kinni, vaata päris kaua. Jah, aga noh, ta hoidis... kui siin allpool on niikuinii rohkem tööd kui Queenslandis. Jah. Et ta hoidis mingid ajad kinni, sellest me ikkagi oleme ju mitmeid kordi New South Walesi vahelt käinud. No jah, seal tulevad vaktsiinid asjad ka mängu, igal juhul. Et me ei saa ikkagi nagu 100% öelda, et see kindlasti kõik, mis seal kuulutuses oli tänu sellele, mis siin riigis nii-öelda COVID-i mõttes toimus. Aga no see mängis väga suurt rolli. See mängis väga suurt rolli, aga ma tean, et on inimesi, kellel oli väga nagu keeruline COVID-i ajal siin tööd leida ja nii edasi, lihtsalt meil on läinud, me olime õigel ajal õiges kohas oma COVID-i ajal ka. Aga minu meelest lõpuks oli niimoodi, et me istusime tunde seal kohvikus, tõmbasime ringikesi oma kaartidele ja me mingil hetkel jäime ühe kuulutuse juurde pidama ja me isegi ei vaadanud lõpuks mingeid kuulutusi otsa, sest neid tuli juurde ja me ei jõudnudki, nii et me tegelikult ei tea, mis kõiki ägedaid tööpakkumisi meil oli, sellepärast, et me ühel hetkel pidime ära otsustama ja minu meelest selle päeva õhtuks peaks selle postituse välja otsima. Ma mõtlesin ka, aga kas sul ei olnud mingi teema Facebooki kontoga, et sul on see konto kadunud? Ei, see oli enne Austraaliat oli, või ei olnud või? Ei, peab olema, mul on kindlalt, see oli kas Austraalia esimene aasta või, sest et ma just täna vaatasin oma Facebooki marketplace'i ajalugu, et mida ma müünud olen ja seal oli see telk, see suur telk, mis me Bowenis müüsime. Okei, siis on. Ehk siis see peaks olema, nii et ma vist järgmiseks episoodiks otsime selle ülesse ja siis me näeme. Siis saame ette lugeda, mida kõike pakuti. Ja. Ilmselgi huvitav teada, sest ma räägin, me lõpuni välja ei vaadanud ja kus me siis tõesti lihtsalt lappa ja viska välja, see meeldib, selle paneme kõrvale. Ja, no seal olidki
hobused, lapsed, lilled, puud, No, mida iganes, mida on ju. iganes. Aga see ongi täpselt see, et kui see Perefarmid, suured farmid, Saared, hostlid, saartele. saared, hotellid, baarid, pubid, noh, kõik, mis sa suudad välja mõelda, et seal no oli saared olid äge, see Jaa. oli nagu üks asi, mis me kõrvale jätsime ka, aga see on täpselt seesama, et kui inimene küsib, et kus on veel farme või mis farmidesse minna, siis me mingi mine poodi, vaata, mis poelettidel müüakse, juurikad, puuviljad, kõik sellised asjad, noh, üks asi on jah, pikkimine, pakkimine, aga kui me räägime näiteks kosmeetikast on ja siin piirkonnas on jojobaõli on väga teema. Siinsamas Griffitis on farm, jojobaõli. Seal on nagu mõtle, mis erinevaid positsioone on, et see üks Jaa, taim jah. kasvaks ja et see lõpuks jõuaks õliks. Seal on triljon erinevat positsiooni. Ehk siis nagu seesama on ju, et lillekasvandused, see teine kolmas, et põhimõtteliselt mõtle lihtsalt, mis on maailmas olemas, neid kõiki kasvatatakse siin. jaa, just. Nii et need on suure tõenäosusega mingid farmid, vaata ümberringi, cotton, riided on ju. Ja nii edasi, aga see oli siis jah, kuna see ei olnud nagu töö, ja me saime tööpakkumisi ka, Jaa. aga me ei otsinud tööd, meil oli see, et me tahame lihtsalt nagu kuskil olla ja me ei taha teha tööd. Jaa. Et nagu midagi natuke nipet-näpet. Aga tuleme siis selle kuulutuse juurde, mis meil jäi kohe silma ja me vist natukene pärast seda kuulutust veel vaatasime, aga siis meil oli mingi otsustatud, et lähme sinna. Just. Meil oli kirjutanud seesama inimene, millest kõik see tegelikult alguse sai, mida me alguses mõtlesime. Miks me üldse selle kuulutuse tegime, oli seesama lapsehoidja kuulutus, mis oli hästi lahedalt kirjutatud. Kas oskad tuua näiteid, mis seal kirjutatud? No jälle siuke äge kuulutus. Ma mäletan kuidagi, et ta oli kirjutatud siuke lahedalt, et siuke maalähedane, siuke ausi, siuke country pere on ju, kes ei ela linnas. Laps oligi ju üleni, Ja sopane seal mingi pildi pildid peal. olid ka, et ühe pildi peal Kanadega. kanuus, ühe pildi peal kanadega, teine pilt hobused. Seal jah, et siuke väga nagu siuke päris ja Austraalia mõnus. pered on ja selline ja nagu siin. Ehk siis see oli nagu lahedalt kirjutatud ja noh ka, et meeldib koos teha asju, on ju, käia seal kala püüdmas jõe peal, on ju, kõik siuksed värgid. Et hästi hea ülevaade oli terves kuulutuses, et nagu et miks see üldse nagu pilku haaras oligi, et oli lahedalt kirjutatud, seal olid pildid juures, pluss siis oligi see, et oli nagu pere tutvustus, millega keegi tegeleb, kuidas see nagu ägedalt tehtud kuulutus lihtsalt. Ja nüüd võib-olla tagantjärgi ma nüüd esimest korda kuidagi nagu mäletasin seda, sest et me nüüdseks oleme elanud väga paljude austraallastega koos, aga kas ei olnud ka üks meie unistusi või kuidagi siuke plaane, nagu enne, kui me üldse Austraaliasse tulime juba Eestis, et nagu elada perega koos, näha nagu päris igapäevaelu, et see on nagu kõige parem viis, kuidas sa saad nagu kohalikega nii-öelda suhelda ja nii, et minu arust see oli ka üks asi, mis meid nagu paelus. See oli üks asi, kui minu meelest alguses küsiti, et mis me tahaksime teha, see oli, et tahaks kuskile perefarmi või perefirmasse minna ja siis me oleme töötanud ainult nendes suurtes korporatsioonides. Aga siis me läksime sinna. Või tähendab, ma ütlen uuesti selle. No ütle uuesti. Aga siis me nägime seesama inimene kirjutas meile enda kuulutuse ja siis meil oli mingi oot, see on seesama inimene, aga miks me talle ei kirjutanud ja miks me üldse oma kuulutuse tegime, oli ju sellepärast, et tal oli miinimum 6 nädalat. Aga meie tahtsime 4. Ja meie jaoks oli nagu 4 oli maks. Et meil oli siuke 2-3 nädalat, 4 oli maksimum. Ja siis me kirjutasime talle ja ütlesime ka, et meie jaoks on maksimum 4, et tegelikult me nägime ta kuulutust ja nii edasi. Ja siis ta saatis sellise nagu kandideerimise ankeedi meile. Saatis või? Ja seal oli nagu, see oli ülilahe, jälle ülilahe oli see nagu teistmoodi. Sinule ja mulle pidime mõlemad vastama nendele ja põhimõtteliselt seal ankeedis oli kirjas sellised asjad, et kui ämblik on voodi all, mis teed? Kuidas käitud? Et nagu lahedalt ei mäleta. Mul nagu aju kahjustus praegu lihtsalt. Ja siis oli, et mingi, mis su lemmikvärv on ja nagu jällegi sellised asjad, mida elu sees sult ei küsita, aga kui sa lähed nagu, et ma üli hästi sain aru nendest nagu küsimustest, et selle tegelikult väga head küsimused, kuidas aru saada, kas inimene sobiks lapsega koos nagu töötama ja olema vaata. Et kas sa nagu vastad nendele nii-öelda lapselikele ja lahedatele küsimustele lahedalt,
või mis sa teed, vaata. Või ei, vist oligi pigem, jah, üks oli see ämbliku asi, aga ongi, et kui õhtul läheb tuli kustu, siis kes voodi all on, vaata. Et noh, kas seal on koll või ämblik või madu või mis iganes, vaata. Et nagu issand, ma fantaasia. seda üldse ei mäleta, jah. Ma mäletan nii hästi, et me lõpuks korjasime sealt kohvikust oma kaardi asjad kokku. No seda tuleb ka otsida nüüd, kas me selle täidetud ankeedid leiame kuskilt Ja ülesse. selle võiks jaa, aga sul peaks Messengeris olema. Läbi Facebooki me rääkisime temaga. Järgmises episoodis, meie loo järgmises episoodis me räägime siis, tuleme alguses kohe nende ankeetide asjade juurde. Ja siis me kirjutasime talle, mis ta nimi oli? Jacinta. Ja ma mäletan, me kõndisime mööda tänavat ja siis mõtlesime neid vastuseid välja, et mis me siis kirjutame, et need olid nagu lahedad asjad, pani nagu mõtlema, vaata. Ja otsustatud. Jah. Me täitsime ankeedi ära ja ta ütles, tore, ta ootab meid, millal tulla saame. Ja minu meelest, kas mitte järgmine päev me ei liikunud või? Me otsustasime veel, minu arust me võtsime ühe öö lisaks veel seal Airbnb's. Ja siis sellest nii-öelda järgmine päev me ütlesime, et me tuleme homme. Ja kuhu siis minek oli? Minek oli Barhami. Barham asub New South Walesi ja Victoria piiri ääres, ehk siis New South Walesi ja Victoria piir jälgib siis Austraalia ühte suurimat jõge, Murray jõge, ja Barham on siis selle jõe ääres. Selle jõe siis New South Walesi poolsel küljel on väga tavaline Murray jõe ääres see, et on nii-öelda jõe kahel erineval poolel on mõlemal poolel linn, aga erinevate nimedega linnad. Kas seal ei olnud mitte üks linn lihtsalt erinevates osariikides või? Minu meelest. Kas seal oli või? Seal oli üks linn. Aga on teisi kohti ka, kus on erinevad aga muidu jah, sama linn, et olidki, et läksid poodi, siis olid Victorias ja kodust, kui tulid koju tagasi, siis olid New South Walesis. Nii et, ja see oli siis Griffithist, ehk siis kus me praegu elame, Barham on vist 3 tundi. 3 tundi, jah. Ma mäletan väga hästi, kui me sinna sõitsime. Jaa. Nii et jah, ma ei tea, järgmine hommik pakkisime oma asjad kokku, mitte et me neid väga siin lahti oleks Griffithis pakkinud oma 3-päevasel peatusel ja sõitsime Barhami. Proovime minna niimoodi hästi nagu järjekorras, nii et me ei räägiks ette asju, proovime minna nii, nagu me läheme Barhamisse nüüd. Et mis meil üldse pakutud oli? Meil oli pakutud majutus, enda väikses ükses konteinermajutuses. See on ka hästi klassikaline Austraalias, sellised pisikesed konteinerid, kus sul ongi oma külmkapp, voodi, oma dušš, WC, telekas, võib-olla väike lauake. Siis oli söögid, põhimõtteliselt 3 korda päevas. Põhimõtteliselt, aubair ongi ju tegelikult on pereosa, ehk siis meie osaleme nagu õhtul istutakse lauda, pere sööb, siis meie oleme pereosa, süüa tehakse ka meile ja nii-öelda söögid on nende poolt ja siis tavaliselt on tegelikult aubairidel oma tuba, aga meil oli siis majast eraldatud väike pisike majake, mis meile nagu väga meeldis ka. Just. Ja meilt oli siis eeldatud, et me hoolitseme siis lapse eest esmaspäevast reedeni 9-st 5-ni vist, jah. Ja seal tegelikult esmaspäevast reedeni tähendas seda, et esmaspäeval oli nagu tegelikult pigem teisipäevast reedeni, esmaspäeval me viisime lapse lasteaeda ja õhtul siuke pärast lõunal läksime järgi, et tegelikult ta käis ka ühel päeval lasteaias. 3-aastane tüdruk, Elisabeth, ja tegelikult siis oli ka peres 12-aastane poiss Lachlan, aga tema siis käis niimoodi, et ta vist nädal oli kodus ja nädal oli siis enda isa juures. Midagi sükest, jah. Nii et Lachlan oli ka loomulikult nii-öelda osa siis ka meist, kui ta kodus oli, on ja meiega koos tegi asju. See, mis ta oli 12, oli väga palju iseseisvam. Ja, et me ei pidanud teda hoidma, jah. Et meie nii-öelda töö oli siis Elisabethi eest hoolitsemine ja temaga koos aja veetmine. Siin nagu, ma ei taha praegu siin episoodis sellest rääkida, aga võib-olla siis, kui teeme jälle Eesti ja Austraalia erinevust episoodi, siis
ma ütlen siin välja, et pärast väike linnuke kuskile endale märge teha, et rääkida sellest, et miks näiteks, miks tehakse Austraalias niimoodi. Miks see on tavaline, et sa võtad omale lapsehoidjad, pakud neile kodu, süüa, võtad neid oma pereosana ja laps näiteks käibki ainult korra nädalas lasteaias. Et lihtsalt kui kallis on näiteks lasteaia pidamine, lasteaias käimine ja sellised asjad. Just. Nii et päris hea diil. Pluss meile pakuti taskuraha. Taskuraha ka. Mis see oli? $200 nädalas või? Ma arvan $250 nädalas. $250 nädalas, midagi sükest, jah. Aga kuna, nagu me tegime seda tasuta elamise ja toidu pärast. Siis see oli puhas taskuraha. Taskuraha oli täpselt nagu kõlab, taskuraha. Jah, et tasuta me seal elasime, tasuta me seal sõime, nii et mille peale su raha kulub? Minu arust me isegi ükskord, ma korra nüüd natukene ruttan ette, aga minu arust me ükskord isegi saime pragada selle eest, et me nii-öelda oma taskuraha, või nagu, et me käisime linnas kolmekesi Elisabethiga ja ostsime jäätist lihtsalt, on ja ostsime ilmselgelt Elisabethile ka jäätist. Me käisimegi jäätist. Ja siis meil oli, et see raha nagu antakse, et ei oleks pidanud nagu nii-öelda pereraha eest oleks pidanud käima seda tegemas. Ja siis me mingi, me ostsime lihtsalt jäätist. Suva on. Nii et, aga sõitsime Parhami 3 tundi ja kõik oli chill. Sõitsime. Kõik oli chill selle hetkeni, kuni me keerasime nagu nende tee otsast sisse. No natukene enne ka, me natuke enne rääkisime, sellepärast, et tuleme selle juurde, et Austraalia ja nagu, kui me räägime ikkagi nagu maapiirkondadest, kõrbest, outbackist, see ei ole nagu, see on veits outback, aga ta ei ole nii outback ka. Ta ei ole nii outback, aga ta on ikkagi maal, jah. Ja see nagu nende kodu on ikkagi nagu eraldatud. Ja, nad ei ela linnas, nagu linna me sõitsime ikkagi mingi 20 mintsa. Et lõpuks on nagu see, et mis ma tahtsin öelda, et Austraalias see, et sul ei ole levi või interneti, see on nagu megatavaline. See on megatavaline. Ja me kõik oleme näinud neid õudukaid Austraaliast ja nendest outbackidest ja tegelikult sa sõidad sellise tee peal, vaata. Ja siis ma mäletan, et midagi nagu rääkisime, et tegelikult me sõidame, me ei tea kuhu. Me sõidame mingi pere juurde, keegi ei tea, et me sinna läheme. Levi mingid asju ei olnud. Minu meelest oligi GPS, meil oli mingi jama GPS-iga. Saime lõpuks alla laetud mingis kohas, aga nagu ei olnud levi mingi megapikalt. Ja natuke oli mingi, lõpet, ei ole mõtet mõelda siukseid asju, vaata, ja see kuulutus ja asjad olid nii lahedalt kirjutatud, sa hakkad kahtlema veits, vaata, et kõik oli nii teistmoodi. Ja siis me rahustasime minu arust nagu maha või oli mingi chill ja siis, kui me sealt keerasime tee otsas sisse. Sõitsime. Ja see ongi, et mida me teeme, kui nagu kui kõik hapuks läheb. Ja, et tegelikult vaata, kui sa mõtled nagu, mis see õudukas on, mingi Austraalia õudukas, vaata, kus see mingi inimene outbackist nagu päriselt tappis inimesi, vaata. Kõige popim on see, mis ta on, Wolf's Creek või? Issand, see on jõudne, me alles vaatasime seda millalgi. Me vaatasime seda hiljuti, jah. Ja seal oli, ja see on tõsielu lool sündinud. No see on nagu siuke tõsielu ainetel. Seal on ütleme paarist erinevast, Austraalias on olnud paar erinevat sarimõrvarit ja siis nendest erinevatest sarimõrvaritest on pandud nagu kokku. Jah, aga ütleme, et see näeb ka muidu õudukates asjades ongi need nagu, sul ei ole ümberringi midagi, sul ongi kõrb, vaata, sa kujutad ette lihtsalt, et nagu sa jooksed kuskilt ära näiteks, on ju, kuskil hoitakse sind kinni, sa jooksed ära, siis kuskil tee peal keegi tuleb vastu vaata või midagi. Aga näiteks seal õudukas, jookse palju sa jooksed, sul ei ole mitte midagi seal, sul ei ole 100 kilomeetrit isegi bensiinijaama võib-olla, meie kohas oli, aga me räägime, kui me räägime Austraalia outbackist, sul ei ole mitte midagi. Nii et polegi ju võimalusi ja õudukates tavaliselt on niisugused nagu pilla-palla on asjad laiali, mingid vanad, mingid auto, need romu, mingid asjad vedelevad kuskil. Ja siis sa nagu sõidad sinna sisse ja nagu, aga see on selline klassikaline maapiirkonna Austraalia pere kodu või selline hoov ongi, et igasugu träni on seal hoovis. Ja siis me sõitsime. Ja ma ei tea, see oli mahet auto, kuhu me tulime? Et nagu kui väga apuks läheb, kuhu me läheb, kus sul joost on, sest tegelikult seal olid lehmad, siis seal olid need, kuidas neid kutsutakse?
noh, aed on ümber lehmal, aga need on need teravad, need traadid või asjad. okastraat. Jah, vot. Jah, kuhu sa jooksed? Sul on okastraat ümber. Aga kas meile mitte ei tulnud esimesena vastu Elisabeth? Jah. Nii et see nagu rahustas maha. Et nagu me jõudsime sinna hoovi sisse, aga nagu maja, see oli siis hiljem, saime teada, et see oli maja nii-öelda tagumine pool. See oli põhimõtteliselt maja, et autoteele oli maja tagumine pool ja nii-öelda maja esine oli siis jõe poole, mis oli maja taga. Ja, aga nüüd kõik inimesed kujutavad ette hoovi, autotee, ei. Me sõitsime pikalt juba nagu farmi alal, nagu põllumaal. Ja siis järsku oli maja. Ja siis oli maja järsku, on ju. Ja siis koer vist tuli ja siis oligi see 3-aastane pisike tüdruk jooksis meile vastu, mis oli nagu... Kas ta oli 3 või? Ta oli 3-aastane. Mitte 5? Ta sai 3-aastane, ta sai 4. Me olime ta sünnipäeval seal. Ja. Mäletan üli hästi kuulutusel oli, et ta oli 3-aastane. Ja siis tuligi minu arust Laklan ja siis tuli ema ja isa. Nii et, ja siis oli nagu chill. Mega toredad inimesed olid, Elisabeth tore, Laklan tore, isa nimi oli siis Nigel. Oli Nigel? Ei, midagi N-tähega, aga mitte Nigel. Kindel või? Siuke nimi on olemas, see kõlab nii. Mingi Nathan ei olnud või? Ei. Nigel ei olnud kindlasti. Muidugi, oli küll Nigel. Ma ei tea. nüüd on sinu laju kahjustus või? Aga mis ma tahtsin Elisabethi kohta öelda, vaata, sa eeldad võib-olla ka... Jah, Nigel. Okei. Võib-olla sa ütlesid Nigel kuidagi imelikult, ma ei tea. Mida see mind süüdi? Nigel, okei. Nüüd ütlesin ise niimoodi. Igal juhul, kui sa eeldad, et... Ma ei tea, kas eeldad, aga noh, ongi väike tüdruk tuleb, on ja pigem võib-olla võõrastab, kardab. Ei. Elisabeth tuli... oli tere käest kinni, ta tuli võttis minu arust kohe mult käest kinni. Tal oli vaja näidata, kus tal on kanad, kus tal on lambad, kus tal on see, kus tal on too. Ja sellise päris autentse maaelu tuuri saime kohe ja tõesti lahe, väga lahe selles mõttes, et seal olid kalkunid, pardid, tibud, kanad, kõik olid seal. Käisime Elisabethiga kohe muna võtmas, seal aedikus, kus saab süüa võtta, mis tegema peab, siis hoovist jooksiski nagu jõgi läbi, siis seal oli, ma mäletan, jõe ääres oligi 2 lammast, koer oli, kass oli, koer oli täpselt minu meelest selline nagu see Rex, see sari Eestis oli, vaata, komissar Rex, ei olnud tegelikult, ta oli sarnane. Ta oli Austraalia lambakoer. Nii et ta oli, vahet ei ole, lõikame selle välja. Seal oli kass, seal oli koer. Kassiid minu arust isegi. Kassiid vist jah, aga minu meelest ma mäletan nagu ühte kassi ikkagi, aga ma mäletan ka nagu, et oleks mitu olnud. Aga 3 oli vist kokku. Üks oli vist see, kes käis toas ka, mulle tundub, teised ei käinud. Ja üleüldiselt siis lehmad olid ümber, on ja, aga need ei olnud nagu maja juures, seal oli hästi suur lambad farm. Lambad olid maja juures ka veel. Lambad olid. Ja seda ma ütlesin, jõe ääres oli 2 lammast. Ja jõe ääres olid kanuud ja siis sai kanuutada seal. Ja väga tore, meid võeti vastu. Väga, minu meelest kohe oli selline mõnus õhkkond ja minu meelest aussidega lihtsalt alati ongi niimoodi. Et ei teki sellist veidrat ebamugavust kellegiga või midagi. Ja ma ei mäletagi rohkem väga palju. Ma mäletan, me läksime tuppa, siis oligi maja oli selline... Et kui sa jõudsid majja, siis maja ees oli selline terrassiala jälle väga austraalialik, inimesed vedavad väga palju aega ikkagi õues, sul mingid uksed aknad enamasti on lahti, minu meelest need propellerid olid veel seal maja ees, joogikülmkapp ilmselgelt oli seal, et ei peaks jumala eest tuppa minema, juua võtma, vaid see peab olema õues terrassil. Ja pesuruum eraldi, mis on Austraalias väga kombeks, meil on ka kodus, igas kodus on ikkagi pesumasin köögis või vannitoas. Pole elu sees näinud, selleks on pesuruum eraldi. Ja mis see oli? Seal oli 3 magamistoaga tuba või? Maja vist? Jah, 3 magamistoaga oli, jah. Ja suur tuba ja siuke köök. Mingi lasteala oli ka, lastetuba. Mingi tuba oli veel. Seal oli seal oli lihtsalt mänguasju täit. Mänguasju ja, kas seal oli piljardilaud? Ei, see oli see pintsilaud. Oli keset tuba ja nii edasi. Ja selline aus
maakodu. ikka maakodu jah, et ei olnud fancy või ei, midagi ei, siukest. ei, Siuke lihtsalt maakodu, kõik väga jah, lihtne ja siuke vanakoolikas. jah, jah, täpselt. Aga ma ei teagi, siis me vist saime oma selle või see, mis kämpimis. Meie väike konteinermajake, mis oli siuke 40 meetri kaugusel nende majast, 30 meetri kaugusel. Ja seal oli kohe reegel ka, et meie majas ei tohi lapsed käia. Või noh, et see on nagu suures pildis meie valik, aga Elisabetil oli siis, no et see seal meie maja on meie ala, meie aeg, et see ei ole meie tööaeg. Jah. Et see ei olnud sellepärast, et nüüd lapsi ei tohi sinna lubada, vaid see oli nagu meie jaoks niimoodi tehtud. Et lõppkokkuvõttes kell 5 ikkagi nii-öelda tööpäev justkui lõpeb, et nad ütlesid ka, et me hea meelega, me oleme nagu osa perest, et kui me tahame tulla ja chillida seal majas, vaadata koos filmi. Ja me tegime ka ju seda. Ja me tegime väga palju, veetsime koos aega, aga et ikkagi oleks see, kus, noh, sest et ümberringi midagi ei ole, on ju, siis et oleks see koht, kuhu sa saaks nagu minna, mis on väga mõistlik ja väga tore, kuigi noh, meie vahepeal isegi vist vaatasime, kuigi minu arust me istusime kõik õhtud, oli pime ja me istusime terrassil kõik koos. Ei, ma mõtlesin seda, et me mingi hetk, ma tean, vaatasime ka filmi meie juures nagu Elisabetiga. Ja. Ta käis ikka meie juures, me mängisime mingid, ma ei mäleta mingid monopoli asju, Elisabet oli seal. No igal juhul, jah, ütleme, et ikkagi 9 oli siis vanemad läksid kodust ära ja meie siis jäime Elisabetiga. Esmaspäeviti me viisime ta kooli või sinna lasteaeda. Lasteaiaks oli vaja teha lõunakarp kaasa ja siis pärast lõunal me läksime talle lasteaeda järgi. Me oleme käinud lasteaias, mul oli see täiesti meelest läinud Austraalias. Ja kui sa viid lapse lasteaeda, siis seal oli niimoodi, et õpetaja on siis, tuppa me lasteaeda läinud, vaid õpetaja tuli siis sinna ukse lävele vastu ja siis enne, kui sa läksid nagu lasteaeda sisse, siis me panime Elisabetile väikse kreemi peale. Et kõrvade peale, kaelale, näole ja kuklale ja kätele. Et lasteaias on ka siis oma vorm, nii et ma mäletan, ta oli siuke punane särk ja retuusid ja siis jõudsid lastaiani ja siis panid selle väikse kreemi panid peale ja siis saatsid lapse uksest sisse. Nii et väga teistmoodi, väga huvitav on ju, et väikse kreem saaks kindlasti peale. Ja jah, ega ülejäänud ajast, või noh, oligi, sest see oli esmaspäev, aga ülejäänud ajast me ütleks niimoodi, et me ütlesime seda ka siis, ma ütlen seda praegu, et põhimõtteliselt me elasime seal 4 nädalat, veetsime ülilahedalt aega ja meiega lihtsalt oli kaasas üks 3-aastane plikatirts põhimõtteliselt ja meil oli jumala lõbus. Ja mis me tegime seal? Me kokkasime, tegime mingid muffeneid asju, küpsiseid. Mängisime, kanuutasime. Käisime ujumas. Käisime basseinis. Käisime linna peal. Käisime mänguväljakul. Mängisime veesõda kodus. Tegime onni. Tervest suurest toast. Seda ma ei tea, kas me onni kahekesi oleks teinud. Onni ei oleks teinud, aga lahe oli onni teha. Aga kõik asju ja Elisabet oli nii siuke hakkaja tüdruk. Iseseisev tüdruk. Ja eks tal oli neid, ja ta oli nagu nii harjunud erinevate inimestega ilmselgelt sellepärast, on ju, et tal oli neid lapsehoidjaid olnud. Ja jah, kõike tegime. Ei, väga lahe oli temaga seal chillida ja üldse kogu perega. Nii et, seda me küll tegime kogu perega, aga käisime kalal. Jah, seda me tegime. No see ongi see, mida ma mõtlesin võib-olla rääkida, et mida me siis nagu nägime selle Austraalia nagu pere, kuidas nemad siis elavad, mida nad võib-olla söövad tavapäraselt või kuidas üldse nagu, see on nüüd ühe pere näitel on ju, aga et siuke klassika, mida me oleme siis ka ikkagi, me oleme ju veel austraallastega koos elanud ja nii edasi. Et põhimõtteliselt õhtuti, meie tegime ka paar korda süüa, nagu veel Laklaniga tegime, lasanjad kõik koos, mingi laste see retseptiraamat oli välja otsinud ja Laklan ütles, et tema teeb, aga siis me vist aitasime teda natukene, nii et meie tegime ka natuke süüa ja minu meelest oli kohe see ka, et kui on mingid asjad, mida me poest tahame, et siis paneme külmkapile kirja ja nädalas korra käiakse poes, nii et mingid avokaadot ja ma mäletan, mina tahtsin mingit sojapiima, et need me nii-öelda tahtsime ekstra saada, mida muidu ei olnud külmkapis. Aga
et ei olnud see, et me pidime nüüd sööma seda toitu, mida sealt anti ja lõunal me tegime süüa, mis meie tahtsime ja samamoodi ju Elizabethile on ju. jah , Ja minu meelest oli seal niimoodi ka, et Elizabethiga ei ole seda, et nüüd ta peab sööma mingil kindlal ajal mingit kindlat asja. Et seda öeldi meile kohe, et Elizabeth sööb siis, kui Elizabeth tahab jah , ja tema ütleb, mida ta sööb. Nii et meie jaoks jälle väga lihtne, et et ei olnud seda, et me pidime mingit sööki valmistama, mida ta ei taha ja siis nagu sundima sööma või midagi, et väga lihtne elu selles mõttes käis seal. jah , väga lihtne . Ja Elizabeth tahtis kõike kaasa ka teha, et kui me oma pesu pesime või mingisuguseid asju oli vaja teha, siis tema tuli ja tahtis ka kõike kaasa teha. Ka õhtul siis, kui ei olnud nagu meil mingit hoidmisaega hommikuti või me vaatasime multikat tavaliselt, see oli hommikurutiin, mäletad? Iga hommiku, kui üles tõusti, siis käis multikas ja samal ajal siis tegime patse või mis iganes sina tegid Elizabethile ju selle niisuguse punupatsi terve pea peale ju, mäletad või? see oli keerulise, ikka võttis aega seal oma jaguna . Ja ta ise veel valis välja raamatu järgi tegite. Nii et Hans oskab väga head punupatsi punuda, eks ole. Ja mis veel? Mis veel? Eks niimoodi meie see elu käiski ja noh, kuna ikkagi maal ja nagu meile meeldib ja nagu neile meeldib, siis ikka suure osa aja, et põhimõtteliselt kui me ei kokanud ja noh, vahepeal vaatasime multikaid ka, aga siis ülejäänud aja me olime kogu aeg õues. Õues, ainult õues. Kanade särki-värki vahepeal käisime Käisime niisama. lihtsalt kanu vaatamas. Jah, vahepeal käisime ju, oligi see, kas kell 3 või? 3 tuli siis, kui need nädalad, kui Laklan ka kodus oli, kell 3 tema tuli siis koolibussiga koju ja siis seesama tee, mis maja juurde tuli, mis oli siuke mingi 800-900 meetrit pikk, siis läksime Laklanile bussi peale vastu. Ratastega läksime vastu. Ratastega ja nii et jah, ja vahepeal käisime niisama linnas ja siuke, noh, meil selles mõttes oli nagu vaba kava, mis me ise tahtsime teha ja eks seal mõned päevad mõtlesime ise välja, mõned päevad küsisime, mis Elizabeth tahab teha, et ta oli siuke, et see lapse, kuna Elizabeth oli nagu nii lahe tüdruk, siis see ei tundnud kunagi, et see oleks nagu mingi ilge töö. Me lihtsalt nagu chillisime. Jah, nagu ma ütlesin, et me tegime asju, mis me tegime ja lihtsalt koos Elizabethiga, mis oli ülilahe ja vahepeal oli Laklan ka meiega. Et mingi päev me tegime trenni, mingi aeg me hakkasime trenni tegema hommikuti. Siis tuli Laklan ja Elizabeth tulid ka kõhulihaseid tegema mingeid asju ja mingi aeg Laklan tegi meile siis snäkke ja sealt me õppisime seal 2 asja ära, mida me õppisime austraallastelt ja sellest tuleks teha Koka saate video, aga Laklan... Lapsehoidja toiduspetsialid või? Jah. Laklan õpetas meid sööma sellerit peanut butteriga. Jah, see ants on a log. Mis see on? Sipelgad palgi peal. Ei, no peanut butter on pähklivõi. On ju? Jah, seda tahtsingi eesti keeles öelda, mulle alguses ei tulnud meelde. Nii et selleri pulga pistad pähklivõi sisse ja sööd. Väga hea. Poleks eluses selle peale tulnud, et neid 2 asju kokku panna. Jah, väga hea on, väga hea. Me ei ole seda täisversiooni ei ole proovinud kunagi vist see, kus oleks need šokolaaditükid ka peal. Et, ja teine on siis, kuidas Austraalias neile meeldib süüa pannkooke. Ehk siis, kui Eestis võtad pannkoogi ja paned sinna peale suhkrut ja seal asi piirdub, siis neile meeldib veel panna sidruuni mahla ka veel mulle peale. Mulle väga maitseb see. Minu jaoks on ta on okei. Klassikaline Eesti versioon on minu arust parem, aga ta ei ole kuidagi moodi halb ja ma saan aru, miks see nagu kombinatsioon töötab ja miks inimestele see meeldib ja miks see sulle meeldib. Aga jah, ta ei ole maailma kõige parem minu arvates. Mulle väga maitseb, täiega soovitan proovida. Ma soovitan ka 100% proovida. Sidruni mahri ja suhkur ja teeme Koka saates. Seal on veel paar asja, mida juurde veel lisada, sellised väga lihtsad asjad. Nii et seda õpetas meile Laklan. Jah, nii et tegelikult me ju veetsimegi lastega lihtsalt aega ja kõik, mis me seal koos tegime. Ja mis näiteks... nii-öelda väga siuke, kui me piilume korraks sinna nagu pereellu sisse, siis mehel oli oma ettevõte, minu arust oli mehaanik. Või no mitte oma ettevõte, aga samamoodi nagu põhimõtteliselt. ABN-ina. Jah, et sa oled nii-öelda nagu Eestis on füüsilisest isikust ettevõtja, et pakkus teenust ja töötab ise enda jaoks.
ja siis naine töötas öösiti. öösiti. Nii et sellepärast oli see kuidagi eriti kaootiline neile, sellepärast oli seda lapsehoidjat vaja. Et mees siis käis väga palju, ma ei tea, oli nagu, ta ei lõpetanudki Jaa, 5 jah. tööd, on ju, Jaa. ja naine käis tööl öösiti ja minu meelest ta töötas Sigalas. Ja Sigal oli kindlasti Ja ta on hull, sellepärast seal oli ka hästi palju nagu loomi, et ta on hull loomade fänn. Jaa. Tal on nagu väga, kunagi ta töötas lehmadega, siis ta rääkis mingeid lugusid, kuidas ta üks lehm hakkas ära uppuma, vaata, oli vett läinud jooma ja siis vajus. Ja kuidas ta siis koos selle Hoidis. lehmaga seal sopa sees oli ja koos lehmaga peaaegu uppus seal, sest ta hoidis lihtsalt lehma üleval, Jaa. et keegi tuleks appi ja ta rääkis mingeid crazy'sid lugusid, nii et tema töötas Sigalas ja talle nagu väga meeldisid loomad. ja Ja ta töötas öösiti Jah. 2 nädalat tööl ja siis tal oli vist mingi nädal paar vaba. ei olnud, minu arust 4 oli mingi päeva paar vaba. päeva vaba, 4 päeva midagi. Jah. Nii et need nädalavahetused, kus ta oli vaba, siis alati käis pere jõe peal. Ja siis minu arust oligi see, et kui tal oli see vaba 4 päeva või nädalavahetus, mis iganes, siis alati oli poeg, oligi Kodus. tol nädalavahetusel oli ka kodus ja Ja siis käidi alati jõe peal, mis tähendas, et sõideti nagu oma farmist, päris pikk maa oli, sõideti jõe äärde, kus siis oli paat, jah, siis me paadi käisime peale. päris suure märri peal oli mis või? Jah, Esimest korda, jah. jah, Ja käidigi kala püüdmas, aga nagu tegelikult see ei olnud eesmärk. Jah. Kalad lasti tagasi vette. jah. Kalu me ei püüdnud. Kalu ei püüdnud söögi eesmärgil. Ja noh, kui nüüd nagu tulla päris ausalt kõige juurde ja rääkida päris ausalt kõike, on ju, siis noh, ütleme nii, et see paadisõit vist mina käisin 2 korral kaasas ja teine kord jäi minu jaoks viimaseks korraks, sest mina enam ei tahtnud. Kas sina käisid 1 korra ilma minuta või? Ma Vist ka ei- ma ei me mäleta, vist et ma oleks lõpetasime siis käinud ära, ilma jah. sinuta. Et no ütleme niimoodi, et üliägedad inimesed, ülisoojad inimesed, ülitoredad, üldse mitte midagi halvaga, aga me teeme podcast'i, siis me üritame, noh, ma ei taha midagi ilustada, Jaa, jaa, räägime jaa, nii absoluutselt. nagu meie nägime, kuidas asjad olid ja väga lihtne elu ja suure tõenäosusega niimoodi oli nõukaajal. Meil Eestis oli täpselt samamoodi arvatavasti mingid asjad. Arvatavasti on paljudes peredes ka praegu niimoodi Eestis. Jah, võib-olla tõesti. Ja kindlasti ja igal pool selles Igal pool, mõttes. jah. Sest me just üks päev ju rääkisime, kuidas kunagi, noh, me Palil vaata rääkisime, kuidas seal liiklus on, kuidas meil siin liiklus on ja kuidas meil nõukaajal oli, on ju, et Jaa. istusid seal 7 olid see, kes oli jalut, siis politsei tuli, visati tekk peale, vaata. Jaa, Et easy. täna see tundub nii ulme, aga ma ei tea, siis oli okei. Igal juhul see nii-öelda perega koos aja veetmine oligi siis, mindi siis jõe peale, mis oli väga lahe, püüti siis kala, lapsed olid, noh, muidugi kõigil ilusti päästevestid seljas selles mõttes, aga mis sai siis nii-öelda sinna külmakasti kaasa, siis seal oli ikkagi alkoholi, krõpsu lastele, limonaadi kõigile, et oli ikkagi ilusti ette valmistatud ja tegelikult väga, mulle väga meeldib, et austraallased teevad selliseid asju, aga kaasa oli siis võetud alati viski ja Coca-Cola, nii et tavaliselt siis käis see niimoodi, et võeti kokapurk. No muidugi jälle, et tulema selle juurde, austraallased on väga nagu, et kõik oleks väga lihtne. Et me ei hakka mingid topsikesi kaasa võtma või mingid värke, on ju, et jääkast, seal olid joogid, kokapurk, kokapurgist esimene siuke veerand valati jõkke ja siis võeti viski välja, viski läks siis sinna selle veerandi asemele ja niimoodi timmiti seal vaikselt viskit ja sest ma mäletan, et me võtsime ka siis teisel korral võtsime siis veini, et võite ka võtta veini või mis iganes, ma mäletan, ma jõin seal vist pokaali veini võib-olla, kui sedagi on ja aga ja üldse mitte, ma ei ütle, et ei tohi juua. Kui sulle meeldib viski, sa ei pea jooma veini seal paadis, joo viskit, kui tahad, absoluutselt. Aga miks siis minu jaoks lõpuks nagu oli probleem ja miks me järgmised korrad ei läinud, oli see, et nad jõid purju ennast. Ehk siis, et nagu teisel korral ma sain aru, kuidas ikkagi pereisal oli ikka keel nagu väga-väga pehme ja noh, selles mõttes, et üks asi on seal paadi peal, aga teine asi, et pärast sõideti autoga koju. Just. Ja kui me räägime, me oleme suure nagu Outbackis ja jah, me sõitsime nii-öelda oma maade peal, siis turvavöid peale keegi ei pane, sest noh, me oleme oma maa peal, miks peaks, on ju, kes ütleb, et pean panema. Ja samamoodi ei pannud ju lapsed turvavöösid peale ja siis on sul roolis purjus inimene
ja nagu jah, Outbackis ega seal autosid suure tõenäosusega vastu ei tule, aga seal tulevad vastu 2-meetrised kängurud ja Jaa. nagu see, et selles marsruudis, kus me sõitsime jõe äärde ja koju, noh, me rääkisime küll enne, et jõgi oli meil maja ees, aga see jõgi, kus me paadiga läksime, sinna Jaa. me pidime sõitma, et see noh, veits teistmoodi on ju, et see jõgi, kus meil maja ees oli, seal me saime ainult kanutada, et seal oli nii madal. Aga jah, et selles mõttes, et 4, 5, 6 känguru nägid sa iga kord 100%, vaata. Ja me ei räägi väikestest kängurudest, vaid suurtest. Et seal jah, lõpuks läks ikka natukene nagu liiale, kahjuks. Ja see oli ka tegelikult üks nagu probleem, kus ma mäletan, me pidime ka nagu panema nii-öelda reeglid paika siis Elisabetiga, et kui meie käisime siis last lasteaeda viimas või käisime linnas mingil põhjusel ja tulime tagasi koju, siis värava juures esimese asjana lendas lapsel turvavöö lahti ja ütles, et ja meil oli see, et pane tagasi, et me ei ole, auto ei ole seisma jäänud, me ei ole maja ees, turvavöö peab peal olema, siis tegelikult ta ei tahtnud, sest ta ütles, et tema on oma maa peal, et noh, mis on vanemad niimoodi lubasid, tema jaoks on see normaalsus loomulikult, aga siis ma mäletan ka, et me jätsime auto seisma, kuni lõpuks me ütlesime, me ei sõida edasi, et turvavöö peab peal olema, et kui sa sõidad meiega, siis peab turvavöö peal olema, kui sa sõidad oma vanematega, nemad niimoodi lubavad, siis on niimoodi. Nii et selles mõttes ta ikkagi oli nagu väga tore ja tubli tüdruk, et ta kuulas meid ja et ühe korra meil see vestlus temaga oli, see oli nagu üks probleem, ma mäletan, rohkem ma ei mäleta, et mingit probleeme oleks olnud, et see oli lihtsalt see, et me ei vastuta selle eest. Sihukese asjaga, jah. Jah, et jah. Kui oligi ainuke sihuke, jah, nii-öelda miinus või halb asi ja me nagu vähemalt üritame kõiki lugusid siin vähemalt Austraaliast rääkida nii, nagu need päriselt juhtusid meiega. Proovime jah, läbipaistvalt rääkida. Siis jah, alkohol oli arvatavasti see kõige suurem miinus seal. Et alkoholil ei ole midagi viga ja me ise joome ka alkoholi, aga jah, seal on siis piirid ja kui palju ja kui tihti seda juua on siis lõppkokkuvõttes see on iga inimese, iga pere enda otsus, et kuidas elada ja nii edasi. Meie kindlasti seal peres ei öelnud, et te nüüd elate kuidagi valesti ja see on iga inimese enda otsus, aga see võib-olla oli sihuke väike plekk üleüldiselt väga toredal kogemusel, et nii seal paadi peal kui ka võib-olla tihti peale õhtul ja jällegi iga inimene maandab oma stressi ja igapäevapingeid nii nagu ise tahab, aga jah, see on võib-olla ainuke asi, mis ma tooksin välja sealt nii-öelda negatiivses poolest. Ja no lõpuks ma nagu igaüks elab nagu tema tahab, ma ei judge'i teda selles mõttes, et ma räägin, nüüd toredad inimesed äge ja ülilahe kogemus ja isegi kui nad siis jõid ka alkoholi, ega nad selle võrra ei muutunud kuidagi nõmedaks, aga lihtsalt see on jälle natuke selline, et mina ei saa, et lõpuks oli see, et nagu nad tegelikult palusid, kas me saaksime ka 2 nädalat kauem seal olla, siis minu jaoks oli see, et mina ei saa seda enam pealt vaadata, et nagu seal ei olnud mitte midagi nii hullu, selles mõttes, et ma nüüd võib-olla räägin kuidagi nii dramaatiliselt, aga jah, lõpuks on see, et iga ju päev tuldi koju ja esimese asjana läks see külmkapi uks lahti, kust võeti välja siis õlle ja siis teine õlle ja 3. õlle ja siis viski kokaga on ja suitsu ja kõike seda ja ma räägin, ma olen ise olnud kunagi suitsetaja, täna ma ei tee suitsu, veipi mitte midagi, ja ma olen ise kunagi normaalselt korralikult pidutsenud ja nii edasi, et mul ei ole selle mingit teemat sellega, kui keegi joob või suitsetab, et igaüks tehku, mis tahab, aga seal jah, lõpuks see nagu mulle nagu mingil määral hakkas ikkagi vastu, et see keel ikkagi muutus pehmeks ja siis laps seal ja ma ei tea, mulle ei meeldinud lõpuks ma ei see, et ma ei taha. Jah, nii et aga üks lahe lugu, mis ma veel nagu jagaks sellest ajast, mis ei ole kuidagi selle perega või mingil määral on seotud, on see, et meil oli autol oli vaja lihtsalt paar asja teha, vist hooldust tahtsin teha ja siis uurisin neilt, et mehaanikut ja ütlesid, sinna viia on ju, viisime auto sinna, aga kuna meil pere nii-öelda lubas siis kasutada pereautot, siis ma ütlesin mehaanikule ka, et kiiret ei ole, vaata, et tee millal teed ja siis oligi mingi nädal või 2 oli nagu mööda läinud. Siis oli, et läheme oma autole järgi, siis läksime seal autole järgi ja siis vaatasime, mina rääkisin vist mehaanikuga juttu, ta ütles, et mis ta nagu ära tegi ja siis sina kas istusid autos? Ma istusin auto taga, aga nagu uks oli lahti ja me olime vaata pereautos ja ma ei tea, kas Elisabet oli minuga vist seal. Ja siis
ja siis see mehaanik siis töötas ka oma kodus, tal oli kodu kõrval oli suur nagu kuur, kus ta siis tegi oma mehaanikutööd ja siis järsku kõnnib mehaanikupoeg, kõnnib Brendast mööda beebikitsega. ei, seal oli nagu auto, seal oli auto, millel oli järelkäru ja siis seal oli hästi palju puid ja siis seal mingi 12-aastane poiss oli roolis, nagu juhtis seda autot ja siis taga oli teine mingi, ma ei tea, 12-aastane poiss, kes siis jälgis seda koorma, neid puid ja asju ja siis väike lambatall nagu... lammas oli jah, mitte kits jah, lambad üliväike, no tõesti, ma arvan, 2 nädalane lambatall jooksis järgi aga see vist nagu, see poiss siis hindas, et see on vist nagu veits ohtlik, et äkki puud kukuvad maha, igal juhul see tall jooksis järgi ja nutis ja see poiss nägi mind istumas autos, vaatas lammast, vaatas mind, võttis lamba lihtsalt, nagu lambatall, ma ei teadnud, et ta nii raske on, võttis lambatalle, vaatas mulle otsa, ütles hoia korra, viskas lambatalle mulle sülle ja siis ma istusin autos, lambatall süles ja siis ma mingi, kuhu ma sattunud olen, nagu mis asja, nii lahe ja see lambatall oli mega raske, ta oli nagu, ta oli pisike, aga ta oli üliraske ja nii palav. Ta oli vill, vaata, ta oli nii palav lihtsalt, ta oli nii palav, mul oli nii palav ja see lambatall ju värises üle kere, ta lihtsalt nagu värises mul süles. Ma ei tea, jumala kaua hoidsin seda lambatalle seal, kuniks nad siis viisid autoga need mingid asjad ära ja siis tulid need poisid tagasi, võtsid mult lambatalle ja läksid tagasi sinna, kus nad alguses tulid. Mis just juhtus? Nii naljakas. Nii et jah, selliseid huvitavaid ja naljakaid lugusid ikka juhtub ja tuleb ette ja nii et jah, aga ei, üleüldiselt oli positiivne kogemus ja me saime siia osa lõppu, kuigi see osa meil läheb vähe pikale vist juba, aga paneme ühe loo veel ja siis saame, no üks lugu peab mainima. No räägi. Või ma ei tea, kas jätame järgmise osa algusesse või? Ma ei tea. Üks kuum päev oli Parhamis. Ma mõtlen, see lugu võib natukene pikale venida, sest et me võime rääkida natukene üleüldiselt ka ekstreemsest kuumusest Austraalias. Jälle eluohtlikutest asjadest. Jälle Brenda peaaegu suri ära. Nii et see isegi ei ole nali enam päriselt. See ei olegi, see oli väga tõsine päev. Nii et, aga jätame siis, paneme selle ma jätan siia kirsiks lõpus. Selles mõttes, et see jääb järgmise osasse ja siis nii et Nii et me oleme jõudnud tegelikult nüüd Griffithist jõudsime siis rääkida ühe väga suure etapi meie Austraalia teekonnast, kus me olime siis lapsehoidjad, me saame sinna CV-sse juurde panna aupairid ja natuke nagu, ma ei taha, et see nagu alkoholi osa siin, et see kuidagi nagu, et see oli ülimalt positiivne kogemus. See oli väga lahe ja tegelikult need inimesed on väga lahedad ja arvatavasti see, nagu sa ütlesid, et see on täiesti tavaline igas maailma otsas ja nii Eestis kui Austraalias, et sellised nagu, ma ei taha, et see jääb kõlama kuidagi, et nad olid nüüd täis alkohoolikud ja lapsed olid hoitud, nad olid ülimalt toredad, ägedad inimesed, lihtsalt pole minu asi, kuidas keegi elab ja lihtsalt mina ei saa kõrvalt väga pikalt mina ütleks, et see oligi lihtsalt see oli siuke plekk väga positiivse kogemuse juures. Jah, väike siuke asi, mis võib-olla Nii et jõudsime 4 nädalat edasi. See on jumala suur asi. Ja sealt tuleb veel üks lugu, on ju. Nii et sealt tuleb üks lugu veel, võib-olla isegi 2 lugu veel. Aga vaatame siis, kuidas läheb. Proovime siia otsa kohe. Jah, nüüd tuleb siis põhimõtteliselt peaaegu oleme jõudnud detsembrisse, 2020 detsember peaaegu. Nii et selline oli meie lugu number 6 vist. Nii et nagu alati aitäh, et te vaatasite, kuulasite, nagu rääkisime enne Pali jutuga igapäeva tegemised ikka, miks mitte Austraalia Instagramis. Kui tahate meie osasid varem kuulda ja tahate näha ka igakuiseid boonusepisoode, siis miks mitte Patreonis ja YouTube'is näeb meid ka ja Spotify's. Ja kirjutage, kommenteerige, likeige, share'ige, aitäh, et te kuulate kõik. Ja konsultatsiooni, kui keegi soovib konsultatsiooni tulla, siis kirjutage meile meili, Instagrami ja juuli kuni augusti keskpaigani konsultatsioone me vastu ei võta. Just. Nii et kui keegi on, kes tahab kindlasti enne augustit saada konsultatsiooni, siis kirjuta meile kiiremas korras. Just. Nii on.
nii et super lahe, et kuulasid jälle ja me nüüd ausalt ei jäta nii pikka vahe sisse. ei jäta, siia tulevad paliepisoodid vahele ja kohe tuleb uus. Just, nii et suur aitäh sulle, et kuulasid ja näeme juba järgmine nädal. Tšauki, tšau! Tšau!